ma ei tea, võtta üks, C1, võtta üks. Täpselt see. Aga hei hopsi, tere kõigile! Oleme siin, heli on vist ka mul täitsa käib. Me oleme Luulutajate podcastis, ma saan aru. Mina olen ikka veel Karl-Laari Varma, võtsin üle selle. Me hästi tahtsime, et sa tuleks siia. Ai, et te nõudsite. Kui... See ei olnud üldse see, et te muidu enam siin kunagi lindistada ei saa. See ei olnud kindlalt see. Järgmises episoodis. See ei olnud kindlalt see. Aga minuga on siin Adri ja Grete. Mina olen Grete. Ja see on Karl. Karli kõik teavad. Karl on kogu aeg siin. See on Adri. Karl on kogu aeg siin. Ja see on Grete. Ma olen alati olnud, kui mitte kaamera ees, siis kaamera taga. Saaga, jah. Ma tahan kuulata vahepeal, kui ma karjun midagi. Jah, hakake vihta. Jah. Aga tänane osa on siis natukene teistmoodi. Me oleme kõik siin, ma arvan, rohkem närvis kui tavaliselt. See on kõige õudsem podcasti osa, mis mina olen alustanud. Me pidime alguses teisiti tegema seda. Meil oli... Kutsuti siia, öeldi, et me käisime Adriga koos Londonis ja räägime sellest reisist ja natuke Londonis, sina oled Londonis elanud, et saaksime nagu muljetada asju. Ja siis nüüd on... Aga siis juhtus midagi. Telulu! Telulu! Lihtsalt spontaanselt ütlesin Adrile, et ma üks päev käisin Hiina stuudiokohas ja ma võtsin kõige spice'ima asja ja siis ei tunnud mu jaoks üldse nii spicy. Ja sealt nagu mu ego lihtsalt läks kuidagi järsult väga suureks ja ma olin nagu, et ma tahaks seda hot one'i teha, et ma arvan, et ma suudaks hakkama saada küll. Ja siis ma olin nagu, et me teeme ise selle saate ja siin me oleme. Ja Adri oli nagu, et okei, aga teeme seda. Ja siis me nüüd nii tegimegi. No see on evolutsioon, see ei ole lihtsalt hot one. See tundub sellisena... Go big or go home. Te olete käinud ja leidnud kõige kuumemad asjad, mis te saite. Ka kõige lahjemad kusjuures. Siin on suhteliselt mild asju. Sest nagu mina ei saa üldse teravaid, nagu 0. Mulle üldse ei meeldi teravad asjad. Ja siis ma nagu võtsin enda jaoks spice'id, eks mingid takised, flaming hot Doritos või mis need on, igasugused asjad. Ja siis see tšiksin. Aga vaata, mina olen see, et ma olen nagu... Sa võid tellisid ikkagi kõige kuumema... Maksimaliste. Kui ma nagu teen ikka midagi, siis nagu ikka nagu päriselt. Ehk siis ma võtsin siis KFC-s mille natuke kana ja siis võtsin siin nagu 7, mina tegelikult tõin 6 kastet, aga 1 juba oli siin. Ma tõin 2 kastet. 2, kellega 1 on siis kadunud, siis ma tõin 6. Aga... No, 1 on salsa. Salsa ja see mul läks meelest ära. Okei, siis kokku on 8 kastet. Yep. Aga need mõned siin on siis nagu, ma arvan, et me ükshaaval hakkame tutvustama, kui me proovime, aga nagu siin lõpupoole on siis mingi mustas purgis see bulldoggi kaste, milles kõik räägivad. Ühtegi pipart seal apparently sees ei ole, ainult keemia. Ma vaatasin, ma olen vahepeal, mind huvitasid väga hot sauce'id ja ma nagu olin hot sauce'ide maailmas sees nii-öelda. Ja siis... Millega on professionaal. Mitte nii. Tuli häbistama siia lihtsalt. Ma tunnen ka ikkagi kuum, nagu seda, kui burn on. Ma olen keegi, kes on käinud kunagi Edinburghis, oli nagu hot sauce'i restoran. Wow. See oli selline, kus sa läksid, kanatiivad olid seal, aga siis oli nagu sa lähed nagu mingi craft beer baari, kus on seina peal on siis kirjas, aga hot sauce'id on kirjas. Ja siis sa valid vastava kuumuseri hot sauce'id ja antakse sulle kindad ja värgid. Ja siis sa pead nagu, sa sööd nagu seda hot sauce'i nende tiibadega. Ja ta oli päris kuum oli. Kas sa siis proovisid seda kõige kuumemat ka? Ma ei võtnud kõige kuumemat, võtsin 1 allapoole kõige kuumemat. Ja kuidas oli? Väga hea oli. See oligi see... Nagu maitset on ka tunda siis selle? Sellel oligi maitse ka. Miks mu telefon vibreerib, aga väga professionaalne minust. Paneme selle siit ära, e-mail. Minu arve. Aga... et seal on jah, see tunneb maitset ja siis ma olen võtnud seal ka seda piri-piri kana ei olnud selle piripõne, see oli mingi kana koht, mis on nagu kett ka ja siis nad teevad sellist Etioopia või ma ei tea mismoodi kana, see on üli ka terav, sa saad võtta 1-10 riisiga ja ma võtsin 10 ja see oli sekka teravus, et sa ei tunne enam maitset. Ta on lihtsalt nagu valu sinu suust, ta ei ole nagu hea, ta läheb mõrudaks ja siukse. No minu arust on chili see, mida sa kirjeldab praegu. Nagu tavaline chili on see, mida sa just ütled. Ma just ennem rääkisin siin Karlile, kuidas ma olin Tai restoranis mingi 6-7 aastat tagasi. Ja siis seal ma tellisin ka endale mingi curry, aga seal sees oli ghost pepper.
ja ma ei olnud sellest teadlik, sest et ma ei olnud seda menüüst lugenud. Ja siis ma lihtsalt kogu mu suu, kogu mu lõug, kõik oli täiesti tuim, midagi ei tundnud. Nagu vaevu sain hingata. Ja siis ma olin Alexiga seal restoranis ja siis ma lihtsalt haarasin tema joogiklaasist jääd. Ja siis surusin endale nii palju jääd suhu, kui ma suutsin. Aga nagu ma oli kõik seest nii tuim. Nagu, et ma isegi ei tundnud seda jääd. Muidu olen väga nagu, tundlikud hambad ja nii edasi. Ma ei tundnud seda jääd üldse. Ma oli nagu mingi 6 jäätükki suus ja ma olin lihtsalt nagu mingi... Aga jää ja vesi on see hullemaid asju, mis saab peale võtta teravale, sest see lihtsalt viib selle teravuse sinu suhu laiali. Et mis on piim või mul on keefir ka. Meil on piim. Lihtsalt igaks juhuks. Ja 2 liitrit. Igal ühel on liiter näkku. Ma lähen selle isegi lähemale siia. Ma vaatasin, sa võid vaja minna. Meil on see palette cleanse, mis ka vahepeal vaja teha. Aga see on, mis ma tahtsin ka nende kohta öelda, siis on see, et sa nagu vaatad, milles siis need koostisosad on nendel hot sauce'idel. Ja selline, mis on tavaliselt, srirachad ja näiteks, mis seal on. See on blackout sriracha, see ei ole tavaline. Karl, see ei ole tavaline. Aga muidu srirachadel ja sellist asja, kui sa vaatad koostisosi, siis tihtipeale esimesed asjad on vesi, suhkur ja mingi äädikas ja siis tulevad võib-olla mingi pipra asjad. Ja see tähendab, et üldjuhul nad on natuke lahjemad, nad on odavamad, nad on tehtud üldinimesele ikkagi söödavaks. Aga seal on paar asja, näiteks need hallikorgiga, mis on lihtsalt püree ja äädikas, mis on põhimõtteliselt puhtalt seda sama asja võtad ja see, ma kujutan nende hind on ka, aga see, mis on see Korea oma puldak, seal on ainult kõik sünteetiline, et seal on võetud lihtsalt valuvilitud purki. Seal ei ole nagu naudingut, seal ei ole midagi muud, kui lihtsalt see on puhas tehtud selleks, et sul oleks ebameeldiv. Mis arvad, milline kõige hullem saab olema? Raudselt võiks olla Reaper kõige tugevam, aga see fake võib olla nagu teistpidi vastik. Reaperil võib olla reaalselt maitset, kui ta on korralikult. Nagu midagi nautida vähemalt. Sa saadki tunda seda lõhna ja maitset võib seal olla, aga ma kardan, et sellel puldakil on ainult ebameeldivalt nagu, sellel võib nagu reaktsioon olla. Nagu mõtlen, inimestele peab, nagu keegi peab sööma seda ju. Kellegile peab see meeldima, muidu nad ei müüks seda. Nad müüvad seda sellistele inimestele nagu meie. Inimesed, kes nagu proovivad, et tahaks teada, mis seal sees põhimõtteliselt. Et sul on, see ongi nagu testi, inimesed võtavad seda, et see on niisugune nagu prängi jaoks rohkem, aga need teised asjad siin osad on ikkagi nagu päris toode. Mida ikkagi nagu, mis seal on, sest seal on ühed on nagu niisugused, kus on natukene vett sees ka, aga see on ikkagi allpool, sest kui sa vaatad neid koostisosa mingil asjal, siis mida eespool see on, seda rohkem seda koostisosa eksisteerib tootes ja nendel on ikkagi piprad esimesed ja veed ja need asjad tulevad hiljem ja suhkrut neis ei ole. Mis on tähtis osa? Ma ei tea, kuidas me üldse jõuame nii kaugele. Ma nii kardan. Ma arvan, et ma ei saa krõpsudest edasi. Ma arvan, et mingi hetk te võite välja täppida ja siis vaatame kaugele keegi jõuab. Not gonna happen. Ma olen maksimalist nagu. Sa sööd selle lõpu ka ära. Kui sul läheb suu tuimaks, siis see hingamisraskused on, siis sa ei tohi palun edasi. Ila voolab. Ei, ma sööd selle lõpuni. Ma pean võitma. Et siinkohal meil ei ole meedikud. Väike stroke tuleb. Kui kellegi reaalselt paha hakkab, siis nagu füüsiliselt enam suuda, siis lõpetame ära. Kas täna on päev, kus me jõuame lõpuks emosse? Vaatame. See on nagu longest running joke, nagu ma sain Karliga tuttavaks esimene päev hakkas sellega, et rääksime, et kuidagi lõpeb emoga raudselt. Kordagi pole veel jõudnud, aga täna on see päev. Aga me oleme nii palju lähedal. Ma olen Spicy Challenge'id muidu teinud, aga need on siuksed nagu ma olen söönud seda, mis on see World's Hottest Chip või mis iganes. Nii, jäid ellu. Jaa, ta oli lihtsalt, minul on see, et ma hakkan luksuma. Et olega väiksed luksud hakkavad tulema. Varsti kuulete siis. Ma tunnen, et hästi oluline on vaja nagu ära mainida, et Karl ütles, et tal ei ole kunagi persetämmi olnud tulise söömisest. Jah. Mis siin persetämmi? Nagu valu. Siit on tuld põhimõtteliselt. Mul ka üldiselt ei ole. Mida vittu, kellega ma teen seda siin? Sa ise välisid. Miks Kaisa ei võiks siin olla? Kaisa perse ka pole. Mul tavaliselt ei lähe sinna. Et mul on lihtsalt igal pool muidu halb ja kõhus keerab ja nii edasi. Ei, ma mõtlen selles, kus lähed järgmine päev vetsu. Ei. Korras on. Korras. Parim. Võib-olla natuke kõht lahti vahel, ma ei tea. Aga tuline?
täiesti haige. Perfektselt käib. Võib-olla see on piisavalt rasvaineid. Muidu on probleem, kui on liiga kinni või liiga lahti, aga siis perfekto. Homme tuleb ilus päev. Homme hea vaatan juba regulaarselt saan. No mitte mina. Okei, aga alustame kuskilt otsast. Tahtsin ka, et need enam-vähem on pandud ka siis siuksesse järjekorda, et alustame kõige lahjemast eeldatavasti ja kõik need snäkid siin võiks olla enam-vähem välja arvatud need nuudlid, mis võivad olla ka suhteliselt võivad olla. Ja seal on ka see, et oleneb, ma saan aru, et nuudlitega sa panid ühele nagu veits vähem. Ühele panin ühe, teisele panin, no kõik. Ja seal ongi see, et nuudliga, mis osa sa saad, et mis on rohkem kastet saanud ja mis ei ole nagu. Ei no, sest ma on ära seganud. No ta võiks ikkagi, aga noh. Üks on nagu silmnähtavalt ikkagi heledam. Ja siin on nagu, siin ma panin väikse siukse nagu tutsuse põhimõtteliselt ja siin ma olen ülem paki tühjaks. Ja siinkohal ilmselt ka peaks vabandama kõikide misofoonikute ees. Mis on Mina olen misofoonik. Ma ei saa üldse vaadata seda osa. See on see, et sa ei suuda kuulata neid fucking söömisääli. See on kõige õudsem asi mu jaoks. Mulle ka läheb süda pahaks ja ma lähen närvi ja kõik asjad. Ja siin me oleme täna, nii et see on sinu editimine ka. Ma võin selle editida selle päris. Me nagu näha, me proovime siin mitme kaameraga teha, ma silmane et midagi oleks teistmoodi, aga vaatame, kuidas läheb. Ma vaatasin otse valgustesse, kas valgused ikka sättisin kõik korda ja nüüd on nagu, no nii, mis sa mulle suu paned? Ja nüüd sa enam ei näe, mida sa siit võtad. Minu fucking emaga küsis, et iga kord, kui sa vaatad kaamera poole, et miks sa niimoodi kissid, et siin on valgus. Siin on väga valge valgus. Võib ka teha niimoodi, aga ma ei tea, kui normaalne see välja näeb. Okei, aga alustame milleski, mis on lahja või? Täidetud jalokad, kindlalt kõige lahjem asi üldse. Mina arvan, et see on lahjem. See pole valikus. See ei ole isegi see on tavaline nacho. Sool. Ta on laua all. Nacho millega, nagu saab kastme sisse. Ma saan aru, see on pärast siis. Ma tõstan need praegu siia endale vasakule. Need tõsta siis, et see segaduses ei oleks teema aega. Ehk siis, see on täidetud jalapeno, jah? Jaa. Need on nagu kuulsad siuksed asjad, nagu ühed vähesed teravad asjad, mida ma suudan süüa. Tehniliselt jalapeno peaks olema nõrgem kui chili, aga peab tugevam kui chili. Aga mitte täidetud. Siin nagu üldse ei ole tunda, et nii hea. Väga hea, jah. Kus sa ostsid need? Baltas kuskilt. Baltas, ikka. Kebabu mäkki. Suvalise mehe käest Baltas. Tuli vastu poole. Ta ei nagu mulle midagi anda sulle. Maagiline. Kuule, sul neid poppersit on või? Siis ma ütlesin, jalapeno poppereid või? Need on jalapeno poppers, on selle nimi. Kelle pärast ma ütlesin, et poppersi. Tegelikult oli jalapeno paits. Okei. Aga okei. Minu meelest, jah, mingisuguses terminoloogias öeldakse ka jalapeno poppers. Okei, aga kui nagu mingi skaalal 1-10 hinnata, siis ma ütlesin, et see on 0. 0? Siia ma ei taha. Ma ei teadnud, et 0 on ka number. No nüüd on. Siis oli tulnud spice. Ei no. Tõesti, siin ei ole üldse tulnud. Jalapeno maitse on, mis mulle meeldib. Järelmaitses on hästi õrnalt, tundub, et sealt võiks tulla kunagi või seal on kunagi olnud midagi. Ta pole nagu, võib-olla siin võib-olla tõesti üks. Aga piima ma peale ei taha igatahes. Ma olen, see on jah, minu jaoks on nagu kapsas või redisel tuleb ka rohkem sellist pörni, redise pörn on ka suurem minu jaoks. Redis on nii hea. Ja tal tuleb järelmaitset, tuleb seda nagu vahepeal natukene nagu, kuna ta on samas kategoorias kui mädarõikid ja need tegili naeris ja nii edasi. Ma ei suuda näiteks mädarõigast süüa, sest see kuidagi läheb mulle kuidagi ninna, ta läheb sinna kuidagi ninna taha. Kas nagu samamoodi nagu wasabi siis ju? Ja wasabi on ka, aga seda ma ei suuda üldse süüa. Ma armastan. Ma mõtlesin, kas ma võtan täna ka wasabi. Selle mingi fucking habanero peale. Enamus Eesti wasabist on mädarõigas ju. Ja, täpselt. Sest päris wasabit on väga raske toota, kasvatada, sa ei saa seda kultuurselt kasvatada niimoodi ja sa pead värskelt selle tegema, riivima, et see efekt oleks. Nii et enamus on rohelise toiduvärviga mädarõigas. Jaa. Aga mulle see maitseb. Aga ma ei tea, ma ei saa. Selle klikk on mõnus, see läheb ka tõesti läheb nii ninna. Ma võikan seda ninna. Suvel käisin Austrias, ma võtsin mingisugused wasabi pähklid, mis olid üllatavalt kanged. Nüüd iga kord, kui ma selle ühe pähkli võtsin, see oli see käis niimoodi. Ja siis mingi, oh my god, kui hea võtan järgmised, jälle niimoodi. See on teistsugune see. See on nagu hea. See selle eest on ai. Sest meil oli McDonaldsis oli kunagi peekoniburger, mis oli mädarõike kastmega. Parim. Ja see oli parim asi. Me bondisime selle üle, et see ära võeti. Peekoniburger. Peekoni mädarõike burger. Piifi asemel oli peekon või siis see oli juures peekoniviil, aga seal oli ka mädarõike kast. Põhimõtteliselt. Lihtsalt ja parim. Igatseme. Ma vist ei ole kunagi sööd. Mis ju mädarõike kast on?
okei. aga mis oleks, see oli see baseline, siuke palette cleanser, mul on nüüd mida kettida üles. Mis me arvame? Ma arvan, et üks nendest võiks olla järgmine. Mina arvan, et liha on nõrgem alati. Tavai, võtame. See on mis siis... see täpselt on siis? Kurat, ma sen mäletan. See on mingisugune... Peaks olema sealiha olema. Seal oli lihtsalt kirjas hot. Ma kahtlustan, et see on chiliga. Nad ei saa teha, see on, ma pakun niisugune Eesti toodet, nad ei tee seda liiga. See lõhneb nagu Eesti toodena. Ma ei tea, Eesti toodet vist ongi see, et nad ütlevad, et on spicy, aga siis see ongi nagu mild. Siin ei ole midagi. Siin ei ole midagi. See on scam. Adri tegi lihtsalt need tooted, mis on nagu ütlevad, et on spicy, aga ei ole midagi. See on hea liha. Ma olen liha nagu hea. Aga see ei ole spicy. Nagu mõtlesin, me alustame kergelt. Siiamaani scam ja scam. No okei, see üks ei ole scam, see on hea. Mõlemad head, aga see on scam ja see ei ole. See võib rahulikult mul siin praegu olla. Ja ei sama siin, seda pole isegi vaja. See on võib-olla väiksele lapsele piprane, aga mitte terav. Ei, väike laps on ka nagu, et... Ei, ma arvan, et väiksele lapsele see on liiga palju, vaata. Ma ei tea, et see võib olla vähem kui see jalapeno, mis oli täidetud. Oli küll minu mõttes. Kas see on nii hull? Ma ei arvaks seda. Aga ma... Okei, ühesõnaga, see on scam. Aga see oli reaalselt kirjas hot. Ja see pole nagu see, et see on lihtsalt nüüd chili liha, vaid seal on nagu hot beef jerky. Oleks meil pakendid alles. Ma tean, et seal taga on. Ma pärast Shamix, kas sa tead, kelle oma see oli? Mingisugune Eesti firma oli. Paks ja Voorits või Nõo või Rakvere. Ma kahtlustan, et Nõo. Aga et ma julgesin igaks juhuks avalikult sittuda. Kes skämmer on, jah? Ma ei julge jah sittuda kõigi peal igaks juhuks. Mingi rannarootsi on muidu unustati ära. Ei, no oli valmis, just kirjutas meili, et võib mind sponsoreerida ja siis paskvad. Mingi ärge seda osa kuulake. Ma isiklikult arvan, et see vetika oma võiks olla järgmine. See on ka mingisugune Aasia, mis iganes asi, see on tempura, vetikas, veedetavalt ka terav. Okay. Muidu neid söön päris tihti, neid vetikarupse. Muidu maitsevad hästi, ma ei tea, kas nad teravad või mitte. Ma ei tunne, et oleks terav. Maitse on väga hea. Hea krups. Tal on seda, et kui ma sööksin terve paki ära, siis midagi õhetaks nagu. Siis võiks nagu midagi tulla. Ja nagu järelmaitset. Järelmaitset on midagi, jah. Kui sa mitu järjest paned, siis ta võib nagu kasvada. Nii kindlasti rohkem kui teised. Aga väga hea siuke maitse ise kalane. Natukene seda spicy mingisugust asja tuleb kuskilt. Ja mõnus krõbe. Tõesti. Väga hea. Jaa. Neid nagu sööks, noh, iga päev. Mis 10 palli süsteemis, mis me hinde paneme karva maasest, paned piima peale. Muidu mingi hot sauce specialist, aga siis ta ei mingi toosi krõps. Ajas köhima. Üldse ei tõmma kurku. Juba näos punane ja köhim. Kas nüüd on aeg, kus me kiirelt kutsume? Ja täpselt, emotrip tuleb väga kiiresti täna. Sorry. Ma tahtsin seda kalamaitset suussa. Miks mu nina juba tilgub? Tegelikult. See tõenäoliselt ei olnud mitte midagi praegu. Ma olin mõelnud. Ja ootame kuni Karl. Kas sa olid ketti panemas kohe? Jaa, kas ma teile olen öelnud, et mul on tegelikult nagu surma vetikalergia, aga... Oh my god, jah. Mul oleks reaalselt mingisugune asi kurku nagu väga. Okei, Karli piir on siis vetika. Tase 3 läinud. Kuulge, ma täppin. Ta mainis meile alguses, et öelge, kui te peate välja. Ja, ma nüüd täpavad. Valavad ennast praegu keefiriga üle, mida? Üks kogu. Aga suhu ei lähe midagi lihtsalt. Nii, ma vist olen korras. Oled sa kindel? Vaatame. Või kõik on korras. Nii, kuhu me neid? Aga kui see jah, see skaala pidi olema, 1-10, ma ei tea, see on 12. See oli, aga see on siuke
tugev 1-2 vahepealne, ma ütleksin, ta on 1,5. nagu 1,5 on aus kusjuures, jah. Jälle lapsele võib-olla jõnaks. Ma mõtlesin öelda seda 1,5, aga ma mõtlesin, ma teen teie süsteemi katki, aga te ise selle oma süsteemi katki just. Aga meil ei ole väga suurt süsteemi siin. Me ütlesime 1-10 palju süsteemi. Laske teha katki, mis ei ole nagu töös. 1,5 on jah väga aus, ma ütleksin. Seal ongi, et üksinda ühe võtad, siis kõige tulisem asi, mis ma kunagi söönud olen, kõik tund aega. Aga tegelikult ta ei ole nii, ta annab sellise mõnusa hea selle. Ta on hea, jah, ta on nagu tõesti mõnus. Mulle meeldib, et me liigume praegu üpris kiiresti edasi, aga ma kahtlustan. Ei, ma muuseas iga asja vahele köhin 3 minutit. Lihtsalt aeg täis saaks. Ja see on lihtsalt, ma olen lõpuks. It's the show. Nii, mis te arvate, kumb võib olla teravam, kas Flaming Hot Doritos või siis takised? Meil peaks olema Volcano. Ma ei ole kumbagi proovinud, sest ma ei ole väga krõpsu inimene. Et Doritos on vähem ja takis on rohkem. Doritosi ma söön rohkem. Takisid ma ei söö eriti. No nüüd sööd. Kas see on nagu, kuna sulle meeldib hot sauce, kas siis see tähendab seda, et Doritos on nagu hotim kui takis? Ei, lihtsalt Doritos on kergem saada poest. Aga võtame Doritose praegu. Davai. No võtame. Also nagu praegu me sööme terved tükid ära, kus me pärast sööme. Ma ei tea. Pärast vaatab. Doritos on see, et on maisjahust tehtud. Ta on magus. Kas te teate seda trikki, et Doritose saab nagu kaasa võtta nagu matkale ja panna nagu põlema? Et see tule hakatiseks. See on spicy. See on juba spicy või? Oi. Ma tahtsin öelda, et see eelmine oli spicy. Ei ole. See back heat on ei, sa lihtsalt olid, ei. Okay. See on niisugune korralik 2, ma arvan. 5. See on kindel 5 mu jaoks. See on väga hea, see on niisugune asi, mida ma sööks nagu. No ma tunnen seda spice'i, aga see ei ole nagu üldse sega. Esimene log. Juba piima peal. Nagu... Ma ütlesin, minu jaoks on chili fucking terav. Sest ta on, ma räägin, ta on hea piim, jah. Ta on tehtud nagu, siin on kindlasti palju suhkrut sees. Ma võiks tegelikult need pakendid võtta ja vaadata nagu koostisosasid ka, on ju. Aga ma praegu ei hakka tegema seda äkki. Ja maitse on maagiline. Väga hea on. Ja, ta on õige ja väikene spice on juures. See on siuke, et terve paki võiks vabalt kohe ära süüa. Ma tunnen, et seda natuke spice on jaa. Ma tunnen selle järgi, et mul natuke hakkab ila nagu suus rohkem toit tootma. On küll hea veidi. Selle järgi sa tead, et su keha veits reageerib. Et sellepärast me oleme, kui me siin lähme, siis me nagu voolavate suudega teeme. See, kui sa hoiad seda. Ma olen valmis. Järgmise klõpsuga ma truulin siin. Mingi hetk tuleb, meil on lihtsalt hard cut ja kõigil on põlle. Laste need piibid lihtsalt nagu, ei ole põhjus. Ma oleks võinud kõik need oksekausid lihtsalt kaasa võtta juba nagu igaks juhuks. Mul on sinna päris mitu tühja seda plastmass-konteineri. Kui mul üks teaks, ma võtan 5 sõnad tagasi, kuna nüüd ma sain piimalonksu peale ja mul läks esimene šokk üle, ma ütlen 4. Sanad ruumi nende järgmistele. Ja nüüd ma tahaks nagu veel, sest see oli hea. Ja ma ei taha veel, aga ma tahaks veel, you know? Okay. Ma ütleksin, et see on minu jaoks suht sama, mis too. Ta on natuke teistsugune spice. Palju teravam. Ta on see korra alguses, tunned seda spice'i, tal ei jää aftertaste üldse. Spice'i minu jaoks ei jäänud. Sul ei jää põlema või? Ei, aga minust on ikkagi vähem. Mis kuradi suud teil on? Paremini treenitud. Ei, aga see on okei. Ta on 5 see nüüd küll ei ole. Ma ütlesin 4, vaba. Tead, vaata, kuule, see ongi see, et inimesed on erinevad, onju. Ma olen täiesti kindel, et kuskil seal lõpupoole Karl on ka mingi, ei no, jaa, ma situn hetkel veerd, aga nüüd maitse on päris hea. We'll see. Nagu ma näen, see on see cut, kus sa teed selle nagu mingi preview. Kuule, see on päris maitse. Aga kaameraga oleme sul vetsus järgi lihtsalt. Mida sa nüüd arvad? Ja viimane see, et ma loota sendist kurada. Aga maitse oli väga hea. Tead, nüansid on seal olemas. Ma näen seda juhtumas, jah. See oli, ma sööks selle paki kenasti lõpuni. Ma võtaks mõned veel ja siis jooks klaas piima ja võtaks jälle mõned veel. Ma sööks vabalt selle lõpuni. Kui sul on vaja nagu liiter piima sisse saada ja sulle muidu piim ei meeldi, siis see on päris hea viis, kuidas seda sulle nagu tekitada. See meenutab mulle seda sama, mis kunagi Estrella tegi neid chili and lime krõpse. Nad teevad neid praegu ka. See chili ja lime on palju siuke lahjem.
aga mu point oli see, et see mul kunagi täiega meeldis, aga nüüd nad tegid nagu mingi lahjema versiooni, mis on rohkem lihtsalt laimisem ja nagu mulle enam üldse ei meeldinud. Nad teevad seda teist ka, mis on see tugevam, mis jalapeno ja cheese ja midagi. Ja too oli parem. Mulle too maitses, aga sinna selle võtsid ka ära, seda on UK-s veel on saada, aga siin ei ole. Ja muutsin retsepti ära ja siis ma alguses mõtlesin, et kas see on ainult mina, et ma olen nagu, et mingi, et see ei ole enam nii hea, aga siis ma googeldasin ja väga paljud inimesed olid pistuv. Nii et... Aga nüüd me läheme takise juurde, ma mõtlen selle vaikse vahele. Palette cleanse. Jaa. See näeb lihtsalt nagu maitseainesem välja. Aga sellel oli ka minu arvates mingisugune volcano, sükest oli pealkirjas, et ta peaks olema väga hull. Ma tean, et lihtsalt need hot, mis on takis, need on nagu teravad, aga head, 3 tükki seda ära, siis tahaks nagu muud. Ühte asja nüüd ütlen, kui me nüüd juba neid pulbrid näpime, on ju, siis ärge oma silmi puutuge. Ma ei tea, kas sama palju kui Doritos võib-olla vähem. See on lihtsalt nagu siuke hapukam, aga ma ei nagu tunne. Maitsen ja, ma ootan, tuleb küll aftertaste, jah. Aga kusjuures nad on suht võrdsed. Mina ütleks, see on vähem kui see. Ma arvan ka, ma arvan, et Doritos on tükk rohkem. Ja ma tunnen kindlalt mingid aftertaste, aga maitsen on natuke on, aga ta ei ole nagu... Jah, ta tõesti, ta ei ole ma tunnen seda huultel rohkem. Ja teie vaseliini panite. Jaa, me panime enne vaseliini. Mina lihtsalt, et meil oleks ka võrdne, et meil oleks ka see aru saada, kui palju see mulle valu teeb. Süües. Tuli vaid sind piinamasi. Siis seda on rohkem tunda kui seda. See on võib-olla lihtsalt, et nüüd on juba katki, aga seda oli tunda. Aga mul on hetkel, ma ütleks, et pigem vastupidi. Doritos oli nagu kuidagi rohkem põles pärast mu suus. See on nagu hea samm, tahaks kohe süüa veel, ma ei taha piima peale võtta. Seda ma arvan, et Doritos on see, mida ma oleks võtnud, et kui siin midagi väga palavaks, kui tuliseks läheb, siis ma võtan Doritos nagu palette cleanse'iks. Mul lihtsalt, minust Doritos on lihtsalt rohkem nagu maitsekam. Sellel on rohkem nagu seda mingit krõbinat või nagu seda mingit maisi tunde. No ta on põhimõtteliselt see sama krõps, aga lihtsalt rulli keeratud. No täpselt. Aga teine. Aga teine, jah. Nii on ju teine. Muideks. Meil on, panime küll kastme kõik erakorda, on ju. Aga me ei mõelnud sellele, kuhu mahuvad tavaliselt chilid, need ja siis salsa. Salsa ma just mõtlesin, et ma võtan sellega salsa. Ma arvan, et salsa võiks olla nagu selle kastmete listi esimene või? See on ju kõige vähem. Jah, siukene jah. Aga mis need piprad seal on? Aga piprad ma arvan, et praegu. See pidi olema nagu siuke medium. Pepperoni pepper. Okei. Ja, et see ei pidanud olema nagu mingi tugev. Ma arvan, lihtsalt chili on hullem. Poola keeles esimene sõna on paprika siin, nii et ma lihtsalt pepperoni piprad on küllalt teravad, mõnusalt peenikesed ja suurepärased kaunad, mis sobivad eriti hästi snäkilauale, igasugustesse Tex-Mex roogadesse ja kas või võileiva vahele. Jah, siin on tulised pepperonid, 52% vesi, jäädikas, sool. No ma arvan, need ei ole väga tulised siis. Ma arvan sama. Saadame ringile. Äkki ei ole üldse tulised, äkki ma võtsin vale asja. Ma seda ülemist osa vist ei söö nendel, on ju. Ma ei tea, kas need kõik käivad suhu. Need kõik käivad suhu. Okei. Aga sa juba sööd või? Jah, ja see on teine. Nagu seal ma juba tunnen, et see nagu... Tuleb natukene seda küll, jah. Söödi kõik ära või? Jah. See ongi seemned, kui tulevad. Ja kuule, kuidas mul ila tuleb suhu. See on sellest seemnest, ja kui see vahepeal seeme jääb sul kuhugi, siis sealt juba midagi on tunda keegi. Ma ei söö, tahab poolt. Ei, lisa ma ei taha. Ei söö muidugi, tapping out. Ma ei tap out'i, ma ei pea kõik ära sööma. Kas sa sööd pärast selle kasmepudeli tihaks? Ei, sa ei pea. Okei. Kas sa nägid, kus ma ütlesin, et ma vaatan, et oli suu ära. Sa ei pea. Ma ei närinud seda eriti. Jah, siis ongi. Ma ei julge nagu kõrgele numbritega minna, sest ma tean, et fucking kasme mul ei ole ruumine teha. Aga see on terav. See on juba tugev 3. Vala hindasin seda. Mida? 3? What? See palju rohkem. Ma arvan, et see on kindlasti 4 või 4,5. Ma arvan, et minu puhul on see, et ila kindlasti tuli rohkem. Kui ma luksuma hakkan, siis ma tean, et on terav. Ma nagu tunnen ikka veel seda burni enda keela peal. Jaa, ma võtsin piima, see ei aidanud praegu. Tal paaris kohas on.
no piima peaks niimoodi vahepeal võtma, et saame meile puhtaks võtta. Ja sellel on natuke isegi, ma võtan, et seda... Ma tean, see on aga... Moo Saarema. Siin on tunda seda, see on, chillil on ka see, et tegelikult see osa, kus on see teravus sees, on need seemned. Ja, võibolla. Ja kui sa ammud said lahti selle, mida rohkem mälud seemneid, seda rohkem on seda. No kindlalt chillil on ka mujal. Ja muuga, aga chillid on see, aga kui sa tahad teha chilliga süüa näiteks teed, kui sa teed chillirooga, siis lõikad, kui sa seemned välja võtad, siis see tuleb vähem tulisem kui seemnetega. Kui sa vaatad, kui paljuski võtad, see mõnus chilli maitse tuleb ainult kaunast, aga kui sa tahad nagu spice'i, siis on seemned, sa võid osta need, kui sa ostad neid, mina kasutan hästi palju toidu tegemises, on need chilli helbed. Ja see on suur osa, ongi tegelikult seemned, et see annab seda ära. Ma kasutan ka chilli helbeid, aga siis mul alati tuleb selle ka meelde, et neid ma panen iga poole peale, siis ma nagu isegi väga ei tunne neid enam. Aga mul oli UK-s üks tuttav, kes oli siis Jamaikalt pärilt. Ja siis tema oli alati, käisime kuskil lõunal väljas, ükskõik kus, siis ta oli enda nagu mingi väike siuke ziplock kotike kaasas, kus oli siis chili helbed. Ja siis ta oli nagu, et umbes, et need on natuke nagu hotimad. Ja ma inati nagu Joe, nagu, et see on chili helbed, natuke, et kui hotid nad saavad olla. Ja ma mäletan, et ma ühe korra võtsin toidust ampsu. Ja nagu, ma lihtsalt ei saa aru, kuidas inimesed üldse tunnevad toidu maitseb pärast seda. No, reaalselt. Tõesti maitseb, lõhnab nagu see mingi puhastusvahend. Aga see ma võisin võtta nagu normaalselt. Ma võtsin suurema. Mul on väikene nagu nina jookseb ja siis kui ma söön ka eriti midagi nagu spice on, siis hakkab kohe poola. Aga no see on esimene asi, mis ma sõin, et nüüd ma tunnen, et tahaks natuke läbi suu hingata rohkem, et ta saaks õhku. Aga ta läheb üpris kiiresti üle. Ja mul on juba nagu väga chill olla. Kui piima ka veel võtta, siis oli kohe läinud. Jaa, et nagu väga okei. Ma tahaks, et saaks nagu veel rohkem okei, et võtta järgmine okei. Aga skaalal siis, mis me tegime? Sina ütlesid tugev 3. Mina ütlesin 4,5, ma ei tea. Mina ütlen 5 selle kohta. Jätan siis 4 vahele. Sinu kategooriast natuke tugevam kui see. Mis on siis see? Crazy. Aga jah, selles suhtes on hea. Okei. Aga toon võileiva vahele oleks päris hea tegelikult. Kindlalt mitte. Kas me nüüd proovime neid lahjemaid nuudleid äkki? Meil on piprad ka veel need chillid ju. Sa arvad, et... Mina ei pane ühtegi kommentaari siin, sest ma enam ei taha teeda. Juba ka, et see on nagu tulevik. Aga ma mõtlen seda, et nagu need lahjemad nuudlid, ma arvan, et on vähem teravad. Arvad, no proovi va. Ma nuusutan enne. Ma võtsin kõigile ka pulgad kaasa, et me saaks süüa nagu inimesed nuudleid. No? Ma ei teagi. Ma ütlen, et mõlemad variandid on suhuvitavad. Mina võtaks chilliga, kui meil on nuga, siis ma soovitaks süüa chillit ilma seemneteta. Me saame kõik võtta otsast sampsu lihtsalt. Ja, ma arvan ka. Jah. Nii et praegu lähevad, oota, mis asja, kumb siis? Kumba tahate, me võime teha need nuudlid. Mis sa arvad? Teeme lahjemad nuudlid, siis teeme chilli ja siis teeme tugevamad. Tegelikult jah, sellepärast, et muidu me ei saa nagu nuudlite vahetada. Tavai. Okei, siis aga räägi siis nendest nuudlitest ka, et mis nuudlit sa võtsid? Roosas pakis. Need on need Korea pultaki omad, jah. Võt see sama ja siis roosas pakis saas, aga seal oli nagu see eriti ränk ka, ma mõtlesin, et nii ma ei hakka võtma. See on meil õnneks see kaste on meil, see on see sama, jah. Et ma võtsin nagu need, mis on kindlalt minu jaoks juba liiga palju. Okei. Aga... Kaarl võttis mingi veeran nuudlit. Kohe võtan uuesti. Ma nii kannatan teravaid asju. No ma ei selle, sa nägid, kus ma jäin ise ka üllatunult vaatama. See on see sama. Nüüd sa lihtsalt viskasin maha selle. Okei, see on ka väike. Okei, niimoodi. See käib küll. No see ei ole üldse spicy. No jah, see on 0. See on pigem magus. Literally. 0. Okei, natukene nüüd hiljem ja aftertaste natukene, aga nii vähe. Ja siin on nagu reaalselt tilk seda kastet. Seal on terve faktis. Kindlasti vähem kui need rohelised kaunad, mis jah, vähem kindlasti, jah. Ja mul on see juba suust läinud. Ja ta on. No võt siis. Jah. See oli ja nuudel. Mul vahe, sest kõhu täis. Selle peale ma julgen tavalist jooki võtta nagu pelleklensur. Ja. See on nagu, see oli tõesti mitte terav. Üllatus meile kõigile. Okei. Aga siis... Jagame chillid laiali, jah. Okei. Ma eeldan, et mulle antakse kõige suurem.
kõige väiksemad. Me ei pea kõik ära sööma. Tahad vahetada? Ei, tahad sa vahet? Jah. Aga tavaline chilliga on, ma arvan, et see mind väga ei heiduta, see on mul enamustes toitudest sees ka. See on minu täielik õudusunenägu. Ma lihtsalt mainin, et... Zoomige see nägu sisse. Et kunagi, kui ma töötasin Vapianas, siis meil oli nagu uue pitsaretsepti nagu teistimine siis seal. Aha. Ja sinna peale pandi chillit ja ma olin nagu, et ma tahan ilma chillita tükki. Aga ma sain chilliga tükki. Ja nagu see draama, kuidas ma otsisin piima ja saisa. Kuidas ta oli mingi, andke talle midagi. Nüüd kindlalt mitte nägu puutuda pärast seda, palun. Sest see on juba chilli käes. Katsusin nii palju seda. See on väljast ei tee midagi. Enne kui WC-sse lähete, peske käed ära. Või päriselt ka. Et kui sa pühid või nii, et sa... Ei, kui sul kogu vastu läheb. No meestel on, ma just torkasin endale pinnu näppu. Oho. Valitsed pulgad. Emo. Sellepärast. Vind käes. Aga ja, et no, et meestel on eriti, et kui... No meestel on versi see. Mehed, et sihtida kas või võtad juba kätte, siis... Käed selja taga proovi. No oleneb, kui suur surve on. Ja sa saad alati istuda ka. Lükkad üle rukiga potti selle üles. Mis nendega, kas te ei tea? Üle selle flamp ja siis on nagu, et nüüd on probleem. Aga see kõige tuntum vastus sellest, kui naiste käest küsida, et mida sa teeksid, kui sa oleks mees, on alati see, et tahaks proovida, kuidas püstijalu pissida. Aga Temu ju müüb kõigile neid. Lühterle ja see, mida kunagi reklaamis nagu igal pool, et miks me ei peaks tahtma püsti kuseda igal pool. Maitse on päris hea. On väga hea. Kelle pärast ongi nagu parem tuleb, chili tuleb nagu see parem see on parem kui paprika. No siin ei ole üldse praegu spice'i. Ma võtsin nii väikse ampsu selle pärast. Seemnetini me ei jõudnud panna. Ma mõned seemned sain, aga... No on vist ära. Nagu mõned seemned ka, aga nagu üldse ei tunne. Nagu ma ei tea, võib-olla see on sellepärast ka, et see chili lihtsalt ise on mul toidus kogu aega. Sa tunned või? Nagu... Ma teise ampsu võtsin praegu. Ei, ma korra tundsin, et äkki. Aga nothing. Ei, sama, täiesti null. Ta on nagu hea. Sa tunned? Ta oli hea. See on mõnus näpp praegu. Võta siit. See on nagu paprika. Võta siit, see on terav. See on terav. Ise tahtsid väiksemast, aga no proovime. See on terav. Väga hea. See on üliterav. See on reaalselt paprika. Oi, sorry, misofoonikus sai praegu full. Ma sain kõik ära, üli hea. See on mu kalletlens, kui mul on vaja midagi. See on reaalselt terav. Tahad see tagasi? Ei taha. Oi, eemale see minust. Kuidas? See on terav. Full null. See on kõvasti teravam kui see seal. See lõpu viimane amps, nüüd ma tunnen natukene. Võib-olla see lõpp lihtsalt sai ainult seemnet vaata. Ma olen su kindel, et mul tuli üks seeme seal kuskilt. Ja see praegult. Ai, siin oli seemned igal pool. Mul oli ka. See on küljes on. Esimene amps oli mul ka nagu paprika maitsega. Aga teine oli fucking terav. Aga nagu isegi see viimane amps oli nagu 4. See oli jah. Ma ütleks ka 5 selle kohta. 0. Minus siiamaani 0. Täiesti haige. Aga kas see on võimalik, et lihtsalt sa ei tunnegi osasid või? Ega ma proovisin teist poolt ammustada, nagu sealt... see on lõpuni. Ja, see on lõpuni. Sest minul oli ka alles viimane amps, kus ma tundsin natukene. Mul oli teise ampsuga nagu terav ja mu suu põleb siiamaani, nagu see on ebameeldiv. Baby. Nagu ma ütlesin, ma ei söö. Nüüd on ka seal. Aga üldiselt väga underwhelming. Lootsin rohkemat. Natukene seemnet mul siin on. Ja mul oli sama. See lõpp lihtsalt, aga siis ma natukene tundsin. Taha teiega mängida enam. Lõpupoole see on seemnet hamba vahel, aga ta nagu see paprika maitse kaab lihtsalt ära. Ja see oli mul teise ampsuga. Aga seda spice'i ei ole. Mõtle see viimane amps ka. Me üritame Karliga saada. No see ei ole võimalik. Aga ma tundsin alguses samamoodi ainult paprika maitset. See on ainult seemnet, mis on praegu söönud. Nüüd natukene? Mu keha, mul hamba vaheline kõik, aga... Mu keha, mu hambad.
mu kea, mu suu, mu hambad. Nimetame asju. See ei ole fucking reaalne. Jah? Ma tunnen, mingi reaktsioon on, natuke nagu ila tuleb, aga ma ei tunne seda spice'i. Okay. Ma ei tea, mul see viimane amps ikkagi oli natukene. Ta ei ole nagu see, ta lihtsalt see hea paprika maitse nagu kadus ära. Ja ma tunnen, et mul ila toodab. See saab nii halb olema, see saab nii halb olema. Me ei ole kasnadeni jõudnudki veel, meil on need teravad nuudlid jäänud nüüd siis. Ma arvan, et sellega ma suren, ma arvan, salsa on mu viimane hea hetk ja see on ainult olla mäge. Jah. Shit. Okei, nagu proovime nüüd siis huvitava. Saan uued pinnud endale. Judu. Jom. Kes mõtleb, siis see ei ole meil muffinite jaoks, need on kastmete jaoks. Meil ei ole mingit spicy muffin. Ma võtsin ülipalju, ma ei tea, mida No see ei ole üldse nii hull. See on rohkem tunda kui teiste nuudlitega, aga nagu nothing big. Ja mõtlen maitse väga hea. See on päris hea. Ma näen... Oli nagu ei nõustu sellega, see väga hea. Valahuul on oranž. On jah? Juba? Sellest nuudli sellest praegu. Aga õnneks oli vaselin oli peal. Jaa, tähtsalt selle pärast. Reklaam. Sponsor taga. Ma tahan ka vaselini juurde igaks juhuks. See on seda lauset kuuleb siin tihti. Okei, kas nuudel on spicy? See on spicy, aga see ei ole see on nagu hea spicy. Ma kahtlustan, et see on samamoodi see fake spicy, nagu see viimane kaste, mis meil on. Ja see tuleb täiesti teistmoodi nagu. Jah. Kui ma väga nagu, kui ma kontsentreerin oma ila suus. Miks sa ila-analüüsid Karliga? Ja siis, kui ma keele otsa suudan teda nagu panna, siis seal natukene on tunda. Keele otsa. Nagu panen ila keele otsaga nagu samasse kohta. Siis nagu sa maitsid enda ila või praegu? Põhimõtteliselt, jah. Jaa. Okei, I get it mean. Proovi niimoodi paned nagu keeleni oli alla. Siis tunned seda nagu mingit vedelikku. Mis on spicy. Interesting. Aga jah, that's about it. Aga mina ütleks, see on 2. 2? See oli kindlalt 2. Nagu need olid spicy mõt. Ma olen tagasi 4 peale. See oli 4, siis see on... Sina ütlesid, see ei olnud 4. Minu jaoks sama need. See on 4 selle kohta. Sa ka 4, jah? Minu mõneb 4 peal, jah. Sina ütlesid 5 selle kohta. Või mõtlesin, jah. Kas ma tagasi ei võtnud? Sina olid 3. Ma mõtlen, 3, ma ei mäleta. Teil kindlasti pärast hoiatad hääl. Need on pepperoni-pepperid ja siis need teravad nuudlid ja minu jaoks sama. Tegelikult? Jep. Sama. Ta on teistmoodi terav, aga see on sama. Aga kas chili oli... Ma sööks veel. Hullem või parem, vähem? Chili oli hullem. Chili oli kindlalt hullem. Tegelikult. Jaa. Aga see värske chili oli võib-olla mu jaoks 3 ja siis need nuudlid 2,5. See värske chili on siiani nagu väga karmu jaoks olnud, mu raske siiani. Ma võtan piima. Ma ei võtnud peale chillit piima kogu aeg sellepärast, et ma tahaks, et oleks nagu värske maitse. Ma andsin sellepärast, et las olla see chili maitse mu sõus, ma proovin neid nuudleid. Ei aidanud kaasa. No sinuga, Karl, ei ole üldse aus, tuleb välja ka mitte sinuga, Greta. Samas ma arvan, et mul ka varsti tuleb see hetk. Samas ma ei tea ühtegi teist, kes nagu nii vähe kannataks teravakku mina. Nagu iga... Ma jookseb ikkagi. Ma olin keska lõpus veel siuke, kes nagu mingi üks chili-tükk kuskil ja ma olin mingi, mul pisarad jooksevad, mul on nii halb. Peaaegu mina praegu. Mida? Oh my god! Karl on see mingi, ma ei tunne seda. Lihtsalt verid. Organism laguneb. Oh my god. You wanna tap out? Ei tule rohkem. Voolab või? Ei. See oli mingi muu punane asi äkki. Okay. Oh my god. Issand jumal. Alguses kühid. Ma ei tunne üldse. Mis järgmise asja? Silmast hakkab vool. Üks näopool on ära võjunud. Puutuma nägu äkki. Aga mu huuled praegu valutavad. See on vist see, et ma ajasin seda vaseliini ümber, aga mul tegelikult oli see chili just käes olnud. lihtsalt selle, jaa. Ja nüüd ma olen nagu
aga selle huulte kipitusega ma olen harjunud, sest mul on see huuleleige, üks on chilliga ja üks on lihtsalt see plumping ja neil on sama efekt, et on nagu kõrvetavad ja teised nagu plumpivad. Ma lähen ära siit, siis ma on nagu suuremad huuled. Punased ja suured. Ma täna välja õhtul minema. Huuleleiged, kui sa oled Maigil õhtul. Ilus Squidward, vaata selle näoga. Kas me läheme nüüd salsa juurde või? Jaa, võtaksime salsat. Võtame nendega ja sa tunned ainult salsa maitsat. No. Sa saad pärast niikuinii enda Spoil sport. Okei, aga oota, salsa... ma tahtsin rääkida ka. Okay. Mis salsa see on? See on hot salsa väidetavalt. Okay. Sorry, ma proovisin niisama ära. Mille? Krõpsu või? See on juustuma lihtsalt, jah. Ma siin on lihtsalt salsa terav. Siin peaks olema tomat, jalapeno, paprika, sibul, asjad. Tore on teiega rääkida muideks. Ähesega, siin on jalapenod sees. Okay. Mis on minu jaoks ai-ai? Mul tegelikult jalapeno maitse väga ei meeldi. Aga vaata, sa saad see tüki võtta jalapenot, kui tahad. Mõtlesin, et see mulle ei meeldi. Ma võtan see chili tüki pigem. Nii, et aga... Ma mõtlesin mõlemad. Mulle maitse väga meeldib ja see ei ole üldse terav. See ei ole üldse terav, jah? See ei ole nagu üldse terav. See on põhiliselt, ma pakun, et suhkur oli ju. See jah. Hot salsa. Miks mulle valetatakse? See ei ole tõesti üldse terav. Ma üldse ei tunnekski, et olekski midagi sees. Mul on suus, nagu ma oleks piima joonud. Tomatipiima, vana hea. Oota, aga võtame korraks jalakatükki. Võta jalakatükk. Vaata, kas see aitab. Ei olnud vahet. Sinu, sa ei loe. Ei. Mis on nagu tomatikaste? Ma proovin sellega korra. See võib olla see hea palette cleanser vahepeal, vaata. Scam, järjekordne scam. Täielik scam, jah. Mis firma scammil siin on? See on Wanted jama. Wanted, pole kuulnudki, enam ei kuule. Ai, neil on... Ma võtsin neil kunagi juustutipp oli ka nende oma kohutav asi. Kas see on see, mis maitses nagu majonees või? Lihtsalt üks siuke juustutipp oli, mis lihtsalt konkreetselt majoneesi maitsega. Juust ei puutunud asja. Scam. Ma võtsin praegu sellega on ju seda. Ja see on parem või? See oli vähem spicy kui nagu niisama võtta. No jah. See toimis hapukoorena. Oli küll jah, veits nagu. Jah. Aus. See on jahedam. Wow. Mõtled, et kombo on, siis on nagu parem. Esimene kaste läks väga hästi minu maitsele sobib, see super hästi. Siis see kaste järjekord on nagu eriti hea. Nagu järgmisena siis on see sriracha. Nüüd ma panen selle nagu lõpuni, sest ma tean, et nüüd edasi on milk all the way. Aga jah, nüüd meil need kergemad asjad sai nagu läbi. Hakkame minema nagu tugevamate kastetega edasi. Sa lihtsalt sööd vahe. Aga esimene siis on sriracha. See on siis chili kaste, aga see ei ole tavaline sriracha, vaid see on blackout sriracha. Ütle sa sriracha korra. Sri Lanka. Sriracha. Proovime eraldi. Racha. Ja nüüd sriracha. Nüüd try. Sriracha, aga see on kirjas teistmoodi. Sriracha. Sriracha on seal kirjas, ei ole või? Panin ühe R-liga palju või? Sriracha, ei ole vist, ma ei teagi. Mis see, Grete, mida kirjas on? Sriracha. Näed, R. Sriracha siis või? Sriracha. Racha. The R is silent. Ma olen Eestis meeldama kõiki tähti. Aga sriracha nagu üleüldiselt on jälle igapäevamenüüs. Tavaline on mul ka. Panen igale poole peale. No vaatan korra, mis ta sees on. Ma ei tea, mis see blackout. Või sa tahad ise lugeda. Tuli korraks mõte veits teha siia ruumi, saame neid kastmeid rohkem nagu keskele panna. Et see mugavam võtta. Jaa. Vähemalt mõnel siin. See on see üks... see srirachaga on see, et seda on hästi palju. Tegelikult erinevaid firmasid teevad seda ka, et ta ei ole nagu... Kas see ei ole see mingi Ngong, kes see on see, jah, aga seda saab teha nagu, ta ei ole copyrighted nagu. Ei ole või? Okei, ma arvasin, see on nagu... Siin on 70% chili, suhkur, sool, küüslauk, vesi, happesuse regulaator, vana hea E260, vana hea maitsetugevda E621 ja meie kõigi lemmik
ja lapsepõlvesõber stabilisaator E415. Jep, ja säilitusainet on ka ja... Kohe vaatame, kui stabiilsed me oleme pärast seda. Kas meil plaan oli siis nagu... Pane nendest sisse ja siis me saame kasta kana sinna. Jah. Kui palju ma... Pane nii, et kõik saame kasta natuke saama. Tahad sabise värisid väga... Karl, tahan ma ei... Ma võib-olla teen nagu paremalt seda. Näitu, aga läks mulle ka udelit. Aga kana sinna... Oi. Oi. Ma ei näinud, et see seal taga oli. Tead, kui napid see oli, ei näinud seda, sest see oli selle taga. Aga see oli niimoodi, see oli siin selle serva laua peal ka niimoodi, et see valamis nurk oli. Ma ei ole kindel, kuidas see ei kukku praegu. Need on tugevamad. Need kasutavad, et majade vundamenti nendega teha. Tugev viim. See oli reaalse nurgal, kus ta oleks pidanud olema maas juba. Wow. Okei. Aga ma olen kohe põnevil. Ma ei ole üldse põnevil. See KFC on vahepeal ära nagu jahtunud või nii. No nii juhtub, jah. Võid mulle kohe lähemal, aitäh. Ma teen niimoodi, et ma teen ühe pooleks. Miks? Seda ma isegi julgen nagu... Sest meil on palju neid... Jaa, ma arvan, et ma lihtsalt ammustan ja siis panen järgmisse kastesse ja... Jah. See on ikka nagu sriracha. Täitsa sriracha maitsega. Natukene spicy, kui tavaline sriracha, aga nagu mitte nagu raskelt. Üpris palju ikka. Võrreldes tavalisega, käige pekki. Srirachal on see hea, et tal on reaalselt nagu hea maitse. See küüslaugu maitse tuleb läbi. See natuke magus. Mõnus. Aga spicy. Mul kindlasti nagu hakkab ila voolama sellest. Aga... Mul küll mitte. See on hullem kui see. Ma olen nõus sinuga, jah. Ma tahtsin sama. Mida? See on siiamaani kõige teravam. Ei ole. On küll. Tal on natukene seda mõrusust on. Ma panin päris palju. Kas Kas on võimalik, et erinevad maitsemeeled tunnevad erinevaid teravusi või? Selles suhtes, erinevate piprad vist on erinevate tugevustega inimeste jaoks. Ma mõtlengi, et see on nagu päris terav mu jaoks. Nii hea magus ja hea. On tõesti hea. Oh my god. Võib-olla hakkangi seda otsma tavalise süüatsada. Tavalist ma olen hakanud ka toituda sisse panema, aga see nagu pärlikene. Ma ikka panen nagu korralikult, et on tunda. Viimase räppi ma tegin, siis ma panin ka nagu ilusti, aga siis oli nagu hea. Kui ma mingi praemuna või omletti teen, siis ma teen ära ja siis ma panen nagu juurde. Ei, see oli mulle väga maitses. 3,5. 5. Ma ütlen... 5,5. Ma võtsin praegu teisamisega 5,5. 2,5. 5,5. Ja ma vabandan. See oli 3 mul, on ju? Ja see oli 3. See oli kindlalt tugevam. Ei olnud. Oli küll. Minu jaoks. Minu jaoks absoluutselt. Sest sa neelasid tulla kohe alla. Näri nüüd. Ma võtsin 2 ampsu sellest. Võta üks veel ja nagu... Ma tean, ei. Hakkam. Arva, kes nüüd tilgub? Oh my god. See on täiesti normaalne osa sellest. See nohu ennumati. Aga see ei võtta meil luksuma, nii et kui üle luksumise läheb, siis me läheme üle 5. Jah? Jah. 5,5 kindlalt. Okei. Aga järgmine on ka siis chillikaste, aga chipotle. Järgmine, nüüd me liigume juba päris suure hüppega. Minu see hetkel oli suur hüpe. Ma kohe, sest kui me räägime siin, mis üldse teeb teravust, seda ma ei jõudnudki veel rääkida, aga ma tahtsingi, milles siis teravus on ja mis see efekt on meie suust teravuses. See on siis kapsiis, mis eesti keeles on? Inglis keeles on see kapsiisin on ju, mis on see... Kapsitsiin, ma ei tea, kõlab nagu midagi, mis võiks olla. Kohe kapsiisin, ma vaatan kohe, mis ta on. Wikipedia võtan lahti ja vaatan eesti keele, mis ta ütleb. Eesti keeles ta on siis kapsaitsiin. Kapsaitsiin, jah. Kapsaitsiin. Kapsaitsiin. Ei ole mina kuulnud. Ja see on siis selline, see on see aktiivne osa, mis siis, kui see suhu tuleb, kus iganes,
siis su aju arvab, et sul on reaalselt nagu põleb. See on see asi, mis arvab, et nagu lõke on. See kapsaensüüm on sul juba kapsaensüüm on, jah. Et see põlemis ja see kontsentratsioon ja asjad ongi see, et siis on tehtud Scoville'i scale. Meil on juba noad mängus. Ma ei saa seda purki lahti. Ma võin ka proovida äkki. Nüüd ma sain. Sest kana teeb käed rasvaseks ka veits. No, jah. Aga ma peab mainima, et väga hea kana on. Ega see väga tugevalt kinni panna, ma ei tea, mis nad üritavad. See on ohtlik, selle pärast. Come on. Käps võib-olla enne shake it. Ei saa nagu pigistada, sest et see on klaas. Okei, see on huvitav siis lahenduspudelile. Mõtlen ka, et kuidas need... Ma mõeldud, et tilga kaupa, noh. Aga capsaicin, jah, et see teeb seda ja siis Scoville'i skaala on, mis on siis, ta on selles mõttes nagu ta ei ole kindel teadus. Ta on nagu umbkaudu, et kui tugev midagi on. No need numbrid tunduvad ka mu jaoks nagu väga umbkaudsed. No jah. Et keegi lihtsalt ütles, et no see on 300 000. Jaa, aga kuidas see paika on pandud, kui on nagu, ma ei tea, jälle üks vend tunneb tugevamini ja teine vend vähem. Kes sa ei arva, et see on juba halb märk, et see tuleb ainult tilga kaupa? Aga ära pane nii palju seda. No jaa, aga me peab ikka kanna peale ka jätkuma. Et siin... 3 inimesel. Ma arvan, et see on rohkem kui küll. Siin enam-vähem, ma erinevad need vaatasin, et mis on, neid skeile on päris palju, et tavaline niisugune chili peaks olema selline, noh, ongi 0-100 000 võib-olla, eks ole, on chilipipar. Jalapeno peaks olema mingi 5000 kanti umbes. Ja siis nüüd, kui me jõuame chipotle juurde, siis chipotle minu meelest oli 50 000 kandis. Aha, meil oli, üks kosmetist oli miljonit, see kõige viimane on üle 2 miljoni, jah. Ja ma nagu te nägite mind chilliga. Chipotle on okei, ta on 2,5 kuni 10 000 oli see, jah, see oli. Chipotle on niisugune Kas enne võiks ka lihtsalt 10 palli skaalak kasutada? Mulle tundub, et see oleks lihtsam. Ja see tundub, sest siin on 31% ongi siis see... Aga mis selle Scoville'i nagu skaala lõpp on? Mis see nagu mingi 500 miljonit? No see 2 miljonit on sama kõrge kui pipragaas näiteks. Okei. Tore! See on tükk aega, nüüd ongi see on olnud kõige teravam pipar, ongi see. Carolina Reaper. Ja nüüd on mingi Pepper X asjad ka olemas, sest seal on üks kuskil Californias, mis on mingisugused tüübid, kes nagu aretavad aina teravamaid. Psühhopaadid. Mul on üks sõber, vana kursavend, kes on ka nagu siukese asjade hull. Ja ta toob ka kuskil, ma ei tea, käib kuskil reisidele, toob mingi eriti karma asju, ta on mingi, et ülihea! Ja see ei ole kunagi hea. Osadele meeldis, et osad inimesed saavad sellest, kui sa selle ongi nagu pepper high, et see omamoodi nagu lööb sul nagu pildi naariks seda kas peakski minema kuskile nagu mingisse ajuensüümi või midagi, tekitab dopamiini või mingit sükest asja. Mulle nagu tundub, et see on lihtsalt see võit, et sa ei tellu, et sa just kannatasid nii karmilt. I survived. Täpselt. Ja siis inimesed ajavad selles asja sellega, et toit on hea. Ei, sa lihtsalt elasid üle selle. Ja see on rohkem niisugune, see ütleb mild kuni hot, see on 5 tärni skaala 4. Tärnid. Sellest ma saame aru. Sorry, ainult 5 vabandust. Ja siin sees on siis 31% on see Chipotle'i 34, ta ütleb. Oota, väga huvitav. Inglise keeles ja TK ehk siis taani keeles ütleb 31% ja siis saksa keeles on 34%. No nii. Chipotle chillit. Saksamaal on see protsent teine. No jah. Aga siis ongi, et 31% on Chipotle chillit, siis on porgandid, sibulad, siis on xantam gammiga, ehk siis sellega meil närimiskummi tehakse, see on natuke paksendajad ja siis on pruun suhkur ja päevalille ja kanoola. Okei, aga seal on igast nagu mingid päris nagu aineid sees, mis nagu ma arvan, et see on hea maitsega vähemalt isegi, kus on hot. No, let's go siis. Let's try. Lähme siis sinna. Welcome to Flavor Town. Ma isegi julge väga palju võtta. Kas nüüd saab ka Karl lõpuks 5 peale? Vaata, ma panin Cheerio. Ma ei tea, kas ma julgen selle keele poole panna või suulohe poole. Tal võib pärast tulla alati. Okei, ootan. Ma ütlen väga, jah. Ma ütlen siuke väike brown sauce'i moodi võis ka. Ega nagu ei ole ju. Kui Adri võtab teist korda, siis seda enam ei ole. Esimest korda. Ei, ma mõtlen esimest korda, kui sa nagu double tipid. Ega see nagu üldse ei ole. Aga see on mega hea. Ja see on hea, kas ta hea? Mulle väga maitseb see. See on nagu siuke brown sauce'i ja chili kastme vahepeale midagi siukest.
ma segan. sa arvad, et see on kuskil taga? Kaader tuleb kindlalt. Ma teen aru. Ärge seda klippige. Sa arvad, et me ei klipi? Karl, kui väga sulle meeldivad igasugused hot sauce'id. Love them. So much. I can't get enough of it. Aga ei, see on nagu päriselt väga hea. Ei, see on tõesti hea, jah. Ma tahan seda endale osta koju. Ma olin valmis juba, et see on plahvatab mu suus või nii. Ja sama. Ega Karl nüüd proovisite altpoolt kätte saada seda, et kas on teistmoodi, aga nagu väga ei taha uskuda, et see nüüd nagu super spicy järsku on. Ei ole, jah. Aga see maitseb suurepäraselt. See on tõesti hea. Okei, kui ma selle salsaga võrdlen, siis see oli täiesti vaata süke spicy lagundaja. Siis see võib olla natukene spicy, aga ma ei tunne väga. See peab 0,5, 1 võib olla. Ja, täpselt. Me teeme seda testi. Kui see on... kui see läheb vähem spicy või? Ma ei usu, et läheb vähem spicy. Ma ka ei usu, aga... Läks. Ei, läks. For sure. Kas see teeb nagu Dorito vähem spicimaks, siis nagu kastme viga. Mulle meeldib, et nüüd see Dorito ei olnud üldse terav. Aga ei, väga hea kasta. Väga hea. Kiidame. Aga... Maitse pole see, aga mitte spicy. 0 spicy. No, 1. Mina ütlen 0. 1. Et tal on back'i midagi... Ei, tal on, nagu me räägime, kui me võrdlisime sellega, siis nagu midagi on. Mina võrdlen, minu baseline on jalapeno popperid või need paitsid. Nagu su diiler ütles sulle. Jalapeno diilerid. Ma ütlen jah. Samamoodi 0. Oh my god, mis see, ma kardan. See on sama firma oma. On vaja karta. Siiamaani on me kogu aeg kartnud, aga siis ei ole nii hullu. Nüüd me oleme habanero juurde, mis peaks seal 100 000 kandis olema. Ja see, mis sa arvad, palju siin oli? Chipotle, mis oli? Chipotle oli, see oli kindlasti 3500 on ju, kuni 10 000. See oli nõrgem kui jalapeno. Okei, me teeme nagu siukse mingi 90 tonni sööppe praegu. Nüüd läheb päriselt spice. Fucking ma ka usun, et ei lähe millegi pärast. Ma kardan. Sa kardad? Tahad, ma teen? Ja tee. Sul tuleb see rapota hästi välja. Ta tarjutad kodus. Seda juba tehti, Karl. Ma ei oska teisiti, ma pean in the zone olema. See on ilus värv sellel. Jaa. See näeb nagu siuke, ma ütleks troopiline välja või? Ta näeb välja, nagu ta võiks maitseda magusalt. Siuke mangoselt. Jah, mango ja ma ütlen sama. Aitab. Ei või? Aitab küll, jah. Okei, see on päris palju juba. Okei. Põnev. Üldse ei pritsin nendele näkku. See on ju ülihea. Aga räägi siis selles sisus ka, mis seal kastmes on. Ma mõtlesin seda just teha. Sa juba sööd või? Siin on habanero pipar, 34%, porgand, sibul, vürtsid, sooläädikad. Täpselt sama asi ainult, et teine pipar on. Okei. Siin on natuke spicy rohkem tunda. On hapukam. Aga äädikat rohkem. Sellepärast mul nagu kaste ise väga ei maitse. Aga spice on hea. Okei. Nagu tunda, aga nagu, ma ütleks sama nagu mingi sriracha või nii. See tuleb hiljem ja see tuleb päris palju. Ma tunnen seda, aga see ei ole nagu tugev. Ma läksin selle arvamusega, et see tuleb magus. See oli pigem hapukas. Hästi hapu on. Aga talle... Minu suu jälle põleb. Nagu ikka. Tal on seda spice'i, mis natukene pärast tuleb, aga nagu vähe. Ei ole vähe. Nagu jah, mul tuli sellega rohkem. Okei, ilmselgelt olete täiesti erinevaid inimesed, sest et ma võrdleks seda... Ma kuulen, et sul on juba raske, ma saan su hingamisest aru, jah. Nagu see oli minu jaoks veel hullem. What? Jaa. Et siis nagu, et mingi... Kindlalt. Minu jaoks see on praegu siiamaani... See on kõige teravam siiamaani mu jaoks. Tegelikult? Ja nüüd ütlen mina, et minu jaoks on päriselt 1. Sest see ei ole minu jaoks... Sinna ma ei double tipiks praegu. Jah, ma ütleks, et 2 või 2,5. See ei olnud nagu üldse hull. Aga ma võtaks seda veel, mis oli, see mulle väga maitses. Ma võtaks ühe ampsuusid veel. Ma võin juurde panna. Ei, siin on küll. Aitäh.
mul ei tule suus nagu seda väga palju mingit reaktsiooni nagu. Vedelikku või seda. Ma isegi mõtlen, et kas sellel on spice'i või mul on lihtsalt nagu varasema spice nagu juba suus olemas. Ja siis ma lihtsalt tunnen seda. Või siin nagu, ma ütleksin, siin on see afterit midagi natukene on, aga jah, vähe. Psühhopaari ei ole normaalsed. Ma ei arvanudki, et mul nagu nii hästi läheb. Meil on ainult 4 kastet veel alles. See on tõesti haige ju. Ainult 4 kastet. See võib päris olla. Ma tean, et see on päris. Iga asja kohta öelda. Korda siin hirmutamiseks. See on päris kaste. Aga see on siis puhas kajenni püree. Kollase kajenni pipra püree siis. Aga veits vaan välja seda. Mu keel kipitab. See on siuke... See lõhnab väga hästi. Ja ma tegin selle lahti, see on kohe nagu väga siuke fragrant. Kui ma seda alguses nuusutasin korra, siis tal oli see, mul hakkas nagu ila voolama nagu heas mõttes. See lõhnab kindlalt teravalt, jah. Mida kauem ma olen pärast seda, nüüd kui ma võtsin piima või seda peale, keeferi tähendab, siis tuli isegi natuke rohkem seda nagu vürtsi siukest tingelikku. Mul reaalselt mu keel põleb, kipitab. Tegelikult? Jaa! Ma isegi... Ta ei ole nagu, ta ei ole ebameeldiv ega midagi, aga ta nagu... Kui valida oleks, siis ma pigem ei sööks nii spice'it toitu. Tegelikult, see on täpselt, ma just mõtlesin, et kas ma olen nagu ennast petnud, et ma olen alati olnud, et ma ei suuda neid spice'i kasmeid süüa, aga tegelikult nad ei ole üldse nii spice'id. Selle nimi siin on tootja on Helicious. Prantsusmaal tehtud. Ja see on siis kajenni pipra püree, särtsakas chili, mis lisab toitudele mõõduga kuumuse 50 000 Scoville'i skaalal. Kergelt magusam kui punane kajenn, kuid mõlemal on täiuslik maitse. 50 000 või? Jaa. Aga siin kas eelmine oli 100 000 või? Kuni, oleneb. Ta oli ka niisugune habaneerod, et erinevalt võis olla see 35 kuni 100. Aga see on tõesti, see on nagu see, sul on 100 grammi kohta, sul on siin värske kajenni pipar, vesi ja äädikas, that's it. Nüüd äädikas mulle lihtsalt väga ei meeldi kogu kokkuvõtte. Ma ütleks, et see on vähem kui eelmine. Jaa, see on lihtsalt nagu happu minu arust. See on kindlalt vähem kui eelmine. Siia ma võin veel ühe korra panna. Wow. Happuga ta on päris hea. Ja nüüd ma hakkan mõtlema, kas midagi üldse on päriselt nagu väga-väga terav. Miks inimesed nutavad telekas? No need ei ole need sest see ei ole hot sauce'id, need on nagu commercial see. Ma peaksin, davai teeme kunagi, sest sa saad tellida seda hot ones'ide. Need päris need selle või? Jaa, seda saab tellida. Oh my god, me peame tegema seda. Aga jah, see oli palju vähem. 1,5. Ma ei tea. 3. Minu poolt 3. Aga ma isegi ei tunne, et sellest üldse spice jääks, ma ütleks 1. 0,5 või midagi sellist, jah. Wow. Wow. Ma juba hakkan kahetsema, et äkki ma oleks neid, ma kohe ketsin neid punkte üle vaata. Sest ma arvasin, et siin läheb hullemaks. Aga nüüd ma olen nagu, et kui me lõpetame ka juba mingi 6 peal, siis nagu... Nagu nüüd ma mõtlen, äkki oleks pidanud need nagu hästi teravad nuudlid võtta, mida nagu halb süüa. Jah, võib-olla. No me saame pärast seda panna sinna nuudlide peale ja segada, kui me tahame seda elamust saada. Jaa. Okei. See on huvitav, jah? Ma mõtlesin ka, et puhas kajenn on nagu rohkem. Aga kajenni ma panen ka üleüldiselt nagu seda pulbrit ja ma iga hommik on kajenni seda teed. Ma hakkasin mõtlema, see sriracha oli tulisem kui see. Võis olla küll, jah. Jaa, nõustun. Mõtle, kui sa praegu segad ja siis mulle otse silma. Aga järgmisena siis on ka habanero, chili sauce, aga extra hot. See on siis jälle vesi chili, aga see on siis rocoto habanero, mis siis pidi olema natuke tugevam. Jah, nime järgi pidavat olema. Aga see on huvitav jah, et praegu ei ole, mind see huvitab, mis see riipar, kui me sinna jõuame, kas see on reaalselt terav või mitte? Ma ka nagu juba kahtlen selles. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et kuna meil on nüüd ainult 3 kastet jäänud, siis ma olen siin praegu tuima pannud niimoodi, et ma kasutan ühte kana mitme selle kastme jaoks, ma ei double tipi, peaks tegema viimase 3, ja siis on niimoodi, et iga ampsuga pead tippima, pead ära sööma terve kana selle ühe kastme.
Oota, sa tahad viimastega nii teha? What? Äkki me proovime siis commitime sellesse. Ei, me peame ära sööma. See on ka ekstra hot 4 tärni või seda 4 kaunakest siis on ju. Nii. Mida see ei näe hot välja mu jaoks, aga võib-olla... See ei näe tõesti hot, aga ta on nagu vedelmis või veits nagu süga ohtlik võib tunduda. Ma ei usu, et ta ka on... See on halb siit kätte saada ainult. Ta on Saksamaal tehtud äkki, see on... Ei ole üldse hot. Ongi natuke aftertaste on aga väga lahe. Kas sa saaks palju juurde panna sinna? Juurde? Oho, Karlile ei meeldi. Hästi äädikana on, eks ju. Ma ei saanud väga palju maitset. Tal on midagi? See on just siis nagu äädikaõdi. Väga mäh. Kasvõne, ma ei tea, pigem võttes seda sriranchat. Aga ta ei ole tõesti väga hea. Ta ei ole hea kaste ja ta ei ole ka spicy minu arust. Võib-olla natukene. No natuke see spicy, aga tõesti vähe, samamoodi 3. 1. Ei, ma ei saanud spicy. Ei, see tõesti ei ole väga. Ma võtsin selle, võib-olla sellepärast mulle maitseid ei mõeldinud üldse. Jätkuvalt need rohelised koolad mu jaoks siiamaani on kõige hullemad olnud nagu. Sööme siis ära. Jah, see on... Oh jah, aga siis järgmine osa see... Mis asja? Kas meil on piisavalt kana, et see lõpuni? Palju? See on 1, 2, 3, 4, 5, 6 tükki alles. 2 per nägu, jah? Täpselt. Kas keefir on kuskil sealpool vist või? Jaa. Või isegi hakkama ühega. Aitäh. Aga Carolina Reaper, sellest olen mina ka kuulnud, et see on ikkagi nagu päris spicy. Ja siis see on see firma, see Helicious. Aga siin on siuke huvitav sõna peal nagu extreme. Seal on eesti keeles osa hoiatus taga peal. Hoiatus on? See on hoiatus peal. Hoiatus? Ma on raske usaldada nagu midagi kedagi praegu. Ma mõtlen ka, et ma arvan, et see on palju hullem. Me panime need järjekorda niimoodi, me siin Karl guugeldas ja me nagu arutasime ja vaatasime numbrid ja asju, et mis nagu peaks olema siis kõige teravam. Aga see ei ole üldse õige järjekord olnud. Just nagu, mida rohkem on kirjas, et see on nagu jõhkralt terav ja megakarm, seda vähem see on. Jah. See on nagu mingi tükk ees. Väga hea ju. Päris see. Lükka pulk sisse ja... jah, pulgad on. Hea mõte. Mu keel ikka kipitab. Ma ei ole kindel millisest nendest asjadest. Mis asja? Mul on vahepeal täitsa ära kodunud kõik. Mul on ka täielik 0 asi. Võib-olla nina saaks nuusata. Mul isegi nina ei tilgune, aga ma arvasin, ma olen ammu juba ma nuuskasin enne ka, kui me hakkasime pihta. Me kartsime, et me hakkame siin oksendama. Tead, hetkel arvan, et isegi mul ei ole homme perseda mees. Või vabalt vetsu minna. Vaatan, kas ma saan kuskilt tellida mingit üliteravat, nagu raudselt see murrab meid. Ma näen seal seemneid sees. Oi. Aga Reaper on ju... Nimi on juba siuke, et see peaks olema karm, eks? Ma võin lugeda, mis taga on. Carolina Reaper chillipüree Helicious 100 millilitrit. Carolina Reaper on ametlikult maailma teravaim chilli. Hoiatus. Tegemist on üliterava chilliga. Tarbida ettevaatlikult. Mitte katsuda paljaste kätega. Kokkamisel kasuta kindaid. Oh my god. Carolina Reaperi aretas Naga chillist ja punasest habanerost mees nimega Smoky Ned Curry soovis luua uusi maitseid ja teravust. Sellel chillil on magus mekk, et muuta toit mitte ainult tuliseks, vaid ka maitsvaks. Chillide teravust kangust mõõdetakse Scoville'i skaalal ja selle ühikuks on SHU. Carolina Reaper võib välja mõõta lausa üle 2 miljoni SHU. Võrdluseks, jalapeno on umbes 2000 SHU teravusega. Koostisosad Carolina Reaper ja äädikas. Kõik. Oh my god! Ja 100 grammis on ainult 34 kilokalorit, nii et näm. Siin on vitamiin C ka päris palju. Nii vähe kaloreid. Ma arvan, et põletab ära selle paanitsemisega. No ja, aga kana vist... Ma näen seda, see on ilus punane värv ka. Okei, aga see tundub nagu päris selles suhtes. See nagu tundub, et see... Ma tunnen, et see on nagu see pepper ja siis äädikas. Ja äädikas ei ole nagu mul lemmikasi, mida süüa. Ehk siis ma lihtsalt arvan, et ma ei nagu maitset võib-olla ei naudi. Mulle meeldivad need maitseainega asjad, kus on igast mingi küüslauku ja muud asju sees. Sa võtab palju seda, jah? Ärge tehke palju. Ärge igaks juhuks endale võtke. No sa ei saa nii hull olla siia maali chill olnud. No nii. Kas tahate? Okay.
See on probleem. Ma juba tunnen. Ma ka tunnen. Maitsus saab aru. Arile ka jõudis kohale. Maitsus saab aru, see on probleem. Ja see hakkab kasvama. Suus. Jaa. Oh my god. Aus ma ka nagu, et ma ikka ei tunne, aga nüüd tunnen. Oh my god. Nüüd kui ma hakkasin rääkima, siis on veel hullem. Oh my god, seda ikka tuleb siit ju. Ma tunnen, ma hakkan kohe luksuma. Läheb üle 5 lõpuju. Peab siima võtma. Siin tulevad luksud varsti järgi. Mul keel hakkab minema. Sa killisite selle hai praegu ära endal. Ma olen rahul sellega, minu arust see ei lähe küll ära. Ma ei tunne, et oleks vähem. Jah, see kasvab. Ikka veel kasvab, kallis publik. See on üle keele läinud. Nüüd see on läinud mu nagu suu taha ossa. Ja ülipalju ila. See ikib ka suhu. Nii et Greta double tipime. Neelama, et ma saaksin korralikult rääkida, mis toimumas on. Ja nüüd mõtle, et keegi küsis su käest intervjuu küsimuse just praegu. Ja sa pead mõtlema sellele vastust, mis oleks piisavalt hea. Mida rohkem ma räägin ja mida rohkem õhku mu suu läheb, ma lasen välja. Seda ma hakkasin, ma peab vait olema. Kui ma räägin, seda valjem, mitte valjem, seda valusam see on. Sest kogu see piin kontsentreerub ümber keele. Mu keel ja põleb. Ja ma pean keele all eriti veel. Tegema pause. Ja neelama kogu selle ila alla. Okei, ma arvan, et sa veits pingutad üles, ma saan normaalselt rääkida. Mis asja? Sa võtsid natukene kand. Võta rohkem, jaa. Double fucking dip now! Kus suda... Ma panin kogu selle otsa kokku siin. Ma panin ka nii palju, kui läks. Jah, aga ma nägin, palju see läks. Pane rohkem. Sul oli see ots. 2 sellist otsa. Ja sellest temal isegi võib piisab. Ma ei pinguta üle, mul on väga raske olla praegu. Teo, mul on üle enam. Tavai, Karl, veel. Issand, kui vastik. Mina veel või? Jah. Ma ei taha tegelikult, ma ütlen ausalt. Aga võtad? Ja ma võin enne... Mu keel on nagu hell. Mul ei ole keele enam probleeme. See on ümber suu igal pool. Tead? See vatselinnast aitab. Mul on nagu... Kuidas on ümber suuda poole? Mis sa tegid? Ei, nagu suu sees. Suu sees on see ja ila tuleb. Aga keelel on see reaalselt valus. Kes double dip siis? Nina on ka. Ma tavaliselt nina alati tilgu, ma praegu ei tilgu. Nii hea või? Ma küll. Okei. Nüüd ei ole nii hullu praegu. Ja nüüd ma juba harjusin ära sellega, ma juba teadsin, mida toota. Natukene, ta võimendab, ta läheb aega. Mul oli nüüd sitaks rohkem kui enne. Sinna, ja. Nüüd see on see kurgu taga. Nüüd on rohkem kurgu taga. On jah? On. Tõesti on kurgus rohkem. Aga keel on ikka hell. Näed, vaata Adriga. Nüüd on tunda, jah? Jah. Oh my god. People fucking rip. Miks? Sest et nagu, ma ei tea, see on esimene, mis on siia mõni... Ja sama, ma lubasin, see oli minu mõte. Kroksud tulevad juba. Ma vabandan kõigi ees. Aga see oli see või luksumine. Oh my god, mu keel. Mu keel on nii valus. Nagu kana läheb vastu, mul on juba valus. Iga kord, kui ma räägin, on rohkem valus. Ja, kui te räägite, siis läheb hullemaks. Okei. Aga keegi peab rääkima see podcast. Ma tean. Ma olen jõudnud mingisugusesse tasakaalu. Hakkan reaalselt tuli nappi. Kus ma pean vahepeal hingama küll. Jätame vahele. Meil on üks veel. Ma nii ootan seda. Oh my god, mu kurgulagi põleb nüüd. Kõik mu kurk on valus. See on päris, sa tunned seda chill, aga ma ütlen teile, praegu ma küll koolis selle, aga seal on maitsega olemas. Siin ei ole seda, et maitset ei oleks. Aga tal on natukene, sa saad kohe alguses sellest maitsest aru, et tal on selline hapukas või selline. Kuidas mul tegi paremaks? Nüüd, kui ma piima jäin, siis on nagu parem. Ikka õhetab, aga nagu... Ei, mul põleb. See oli juba hot. See on minu jaoks kõige teravam asi, mis ma üldse vist elus sain tuleb. Oh my god. Aga ma mõtlen, et see kuradi Tai restorani oma, see oli hullem. Siis ma nagu üldse ei tundnud enda suud. No, nüüd sa oled natukene ka... Oi, hamba vaesti läks. Siis sa olid... Läksid ka nullist selleni. Praegu sa oled natukene... Build up in sinna, nii. Täpselt.
see ei ole tore praegu jah veel. Ma ei ole veel piimega midagi võtnud. No. Ma kohe võtan. Oh my god. Õhk teeb reaalselt haiget mu keelele, mu suule. Õhk on kõige hullem asi praegu. Ja, vaata, proovi suu kinni panna, see on ka mega valus. Jah, midagi tal on. Njam. Ma ütleksin, mul on stabiliseerunud. Mul on valus. Mul on ka valus. Aga see on nagu kurgusa valus praegu. Ta ei ole tore mul. Ta ei ole see, et ta on ära läinud, aga ta enam ei kasva. Ja ta ei kasva enam. Ja, aga ta on valus. See on see, millest ma alati rääkin, nagu toit ei tohiks haiget teha. See on niisugune huvitav valu. Ei, minu arust on see valus valu. Ja ma nagu tegelikult vist saan aru, miks inimesed nagu tahavad proovida veel seda. Aga nagu see võtab aega, et harjuda. Aga see nagu siit keele tagant, siit mõlemalt poolt nagu sutsab. Seda mul ei ole. Mul on nagu küljed ülevalt siin. See on see oleneb, kus sul on võib-olla nagu suulagi ka natukene kannatada saanud, midagi sellist, et ta võtab neid osasid kindlasti rohkem, on ju. Oh my god. Aga nüüd ma olen juba nagu okei, nagu stabiilne. Seal ei ole ikka üle. Ei ole. Ja nüüd ma võtsin keefiri peale. Veel piima. Fine. Läinud. Käige putsi. Mul on ka täitsa okei. Ta võik otse pakist kendule valada. Ma mõtlen, et issand jumal, meil on üks kaste veel jäänud. Aga ma ei ole selleks veel valmis. Ei ole. Mul peab see maitse ära juba. Natukene peab taastuma veits. Oh my god. Ei ole ju õige nagu hinnang ka. Ja. Ma tahan see ära kaoks ju. Miks piimi ei eita? Ega ta... Tahad seda jogurti proovida midagi? Tahad sa kohukest? Ei taha. Mul on kohukesed ka, kui me tublid oleme. See on nagu lõpukingitus. Tead sa, mis natuke tuleb isegi tagasi peale seda, kui see piim suust ära või keef. Tuleb küll, jah? Natuke nagu sinu suu keskel. Aga nüüd see on nagu siuke talutav. Ei, ta on täiesti tehtav, jah. Ma suudan mõelda, ma suudan nagu... See nagu, hot on ikka suus, aga nagu... Mul on suurem probleem on see, et nina jookseb. Mul ei jookse, hoo! Ma tunnen, et ma olen kõige tugevam mängija. Mul on priinohu juba. Ma nuuskasin ju esimese asja peal. Mina tean kohe, et ma olen kõige nõrgem. Aga... Ma tahan midagi, mis ära võtab selle. Ma arvasin alati, et see Carolina Reaper on nagu süün käisi. Carolina Reaper. Mul on raske rääkida. Jaa, sul pidi okei juba olema ju. Ja. Aga nüüd ma mõtlen küll, et nagu, et kui ma panen seda natuke toidu sisse, nagu mingi pasta sisse, nagu, et see nagu ei häiriks mind. Nagu natuke see panna, siis jaa, aga niimoodi nagu, et sa kasutad seda salsana, siis võib-olla mitte. Jah, aga kiiresti võta teist salsat peale, äkki läheb paremaks. See musta. See hot salsa, mis meil oli see, mis võtsi vähemaks. See on ju hea antiteravus. Või nüütan äkki terav? Ma ei saa uskuda seda. See peab paremaks tegema. Ikka anti. Aga see oli tugev siukene, ma mõtlen, mis ma skaalal paneksin. 8. Kindlalt 8. 9. Ma mõtlesin ka midagi 7, midagi siuke 7-8. 10 ma julgeks öelda, sest ma ei nuta. Jah. Ei, ma mõtlen ka, et nagu need, mis mul on nagu väga õudsed kogemused olnud, et need nagu ei olnud nii, et see ei olnud nii hull. Ehk siis ma ütleks ka, et 7,5. Jah, ta on siukene, aga ta tegi kõik, mis vaja. Ja, nagu ta tegi haiget ja nii edasi, aga nagu... Aga ta, ütleme niimoodi, et see oli see, mis ma arvasin, et mingisugune, mitte päris võib-olla chipotle, aga see habanero võiks olla. Ja. Me jõudsime sinna eelviimasega. Aha. Kus ma arvasin, ma olen juba paar tükki varem. Ma ei ole veel valmis, mu keel ikka veel põleb. Mul nagu nii läheb aega seda lahti teha edasi, chill out. Aga sul nii põleb veel või? Ahah. Ma juba mõtlen, et mul läheb nii ruttu üle see, et ma mõtlen, et äkki ma nagu lowerdan enda neid punkte. Kui sa nuusutad teda, siis sa saad aru sellest, et see on nagu... Ma soovitan seda, mis on väljas olnud juba. Miks? Sa saad aru, et seal on nagu mingisugune asi olemas. See on nagu siuke asi, mis teeb haiget vaata. Ahah. Ma tõmbasin ka tugevalt ninna, see ei ole hea. Nina põleb ka. Seest. Üliolb. Huvitav. Siiamaani kõige tugevam pepperoni pepperit teisel kohal. Jaa, on küll jah. Ei.
me üldse ei nõustu sellega siin. Okay. Aga nagu also... Vaikselt hakkab midagi toimuma veits paremaks. Aga mitte nagu Vaikselt. maagiliselt palju. Ma välja palju. vaadata seda sellepärast, et ma tahan näha, mis värvi see on. Kas see ongi mul must Tavai, värvi? Ma arvan, tume punakas. Jah, sama, mis see Chipotle. Ütleb roosa. Neoon. Aga see on ka vedel või? Nagu kas seal on see, kas seal on see kate äkki peal või? Jaa, see võib selle kate all, jah. On jaa. see on nii vedel, kui ma nagu raputasin seda, et nagu what the fuck. Kus ta ei tule? Kus ta ei tule? Ülipikalt proovid ka. Lootus sureb viimasena. No jah, see teravus üldse ei võtnud mõistus peast. Kõige tugevam mängija, aga peale seda autismi. Lifelong damage. Okei, aga see lõhn, mis on... Oh my god, ma ei ole see kuidagi läks mul otse. Näita, on uusutada seda. No, rahulikult. Jah? Sest ma olen ka suhteliselt kaugel sellest. Ei tunne enam lõhna. Damage ka lifelong. Kellegi on igasugune damage, tema on vist ajuhälvik, mina ei tunne midagi ja sa oled ka midagi. Ma olen ka midagi. Kohe, ma nuuskan nina tühjaks. Lõhnab nagu nuudlid. Siin on veel 4 tükki. Ja? 4 tükki on veel alles, ma lugesin ka hästi varem. 10 piirs. Lõhnab täpselt nagu nuudlid. Jah. Ma arvan, hästi nagu. kui see kogu see kork oli pealt ära, siis see lihtsalt lõhnas tugevamalt. Aga see on tõesti tume. No see tripib. See on viskoosne. See on viskoosne vedelik. Ta näeb välja nagu päevade see veri. Nagu viimased päevad, kus on natuke siuke tume klopis. Tead sa, mis? Veits ilusam. Mul ei ole väga palju sellega kogemust, aga... Aga vaata, selline... Ei, ma olen piisavalt kogemust, et ma tean, jah, mis te võtate. Oh my god, oota nüüd. Ootame. Kuidas meile? Kuidas te muidu läinud on? Rääkige millestki. Räägime millestki muust, jah. Ilm on huvitav näiteks Eestis. Kui rääkida tulekahjudest, siis ma ükskord olin põleval laeval. Mis asja? Jah. Ma ütlen millestki. Ma olin põleval laeval, mis pidi ümber pöörama poole pealt. Kus see põlema hakkas? See oli Super Seacat. Keegi kunagi mäletab Eestis. Jaa, mäletan. Siis sellega läksime Soome, ma olin laps veel suht koht. Ja siis nägin ka, mingid mehed jooksid, töötajad ilmselt, kes jooksid nagu suht kiiresti mööda, ma olin okei, cool. Ja siis tuleb, et kallid reisijad, et palun minge tagasi istekohtadele. See oli põhimõtteliselt, kes ei tea, Super Seacat oli tiiburlaevad, mis olid tolle jaoks oli kiirelt, käisid 2 tunniga, läksid Soome, mis nüüd on suht tavaline. Aga tolle on väike, ta põhimõtteliselt oli kast, kus olid tooliread pandud nagu bussitoolid ja siis see lihtsalt sõitis. Üks pood oli ka minust. Ja oligi üks üliväike poeg, kellel oli lihtsalt ka. Kallid reisijad, palun mingi istukohtadele, et üks mootor on süttinud. Oi. Ja siis lõpptulem, siis läks veits aega edasi, ütled, et vabandan, ka teine mootor on süttinud, et me jääme kindlasti hiljaks. Ja siis üks hetkel... Palju neid mootoreid on? 4. Ka 3. mootor on süttinud. Me hetkel saame teada, et kas... Aerutasite lõpus. Kas meile saame tagasi minna või meile puksiiritakse, mis täpselt toimub, on ju. Ja siis 4. mootor jäi tööle. Ja siis me olime just nagu Tallinna lahte saanud ja siis me läksime tagasi ühe mootori peal mingi 4 tundi vist. 4,5 tundi tagasi sadamas. Mõnus oli põleva laevaga sõita. Ja aga see oli see paat oli tunda ka kohe kreenis veits ja niimoodi ja ikka päris huvitav. Muideks üldse Karl on väga palju katkiste transportide peal olnud. Me käisime, kui me korra Londonit mainime, siis meil oli ikka päris kõvasti see, ma ei tea, mina magasin sellest kõigest läbi. Sest Harri ütleb ka, et ja kui tool on, siis sa ju magad. Jaa, sa mõtled tagasi tulles seda või? Jaa, kui see hilines, ma ei tea, mit. Jaa, me nagu reaalselt, meil oli megavarane lend. Kuuene hommikul. Jaa, ja siis me olime nii terve öö juba lennujaamas olnud seal mingi, mina magasin seal, Karl lugesis või mis iganes. Ja mul oli mega küll, mul oli viimase... Ma kaitsesin seda, ta isegi ei tea. Ma faitasin nagu nii aga samas ma ärkasin üles niimoodi, et mu jalga küljes oli mingi suvakas mees ja sa olid üks pink eemal.
kaitsesin teda. See teine mees ka kaitses teda. Tood siis ka ja see oli ühe pere isa, kes tuli ja ma lubasin tal sinna istuda. Nagu mul oli, ma olin nagu kahe pingi peal, mu jalad olid nagu ühe peal ja siis nagu ma eeldasin, et sinna ei lähe keegi või siis kui keegi tahab, siis Karl istub ise sinna, aga ma teen luugi lahti, tõesti võõras vend. Ma mõtlesin, et see oli õige see puhver sinu vahele. Ma nii ehmatasin. Ma olin seal see olemas. Ma jälgisin teda. No. Aga igatahes. Ma ütlesin kuskil 6 mehele veel ei. Ma valisin välja kõige, kes tundus kõige lojaalse. See oligi reisile sinuga saada niimoodi. Aga ühesõnaga, mega külm oli. Ja me saime lõpuks lennukisse, see vend oli kohe nokkis. Ja enne kui lennukist nagu turvased. Inimesed tulid lennukisse alles ja ta magas. Ja ma seal proovisin soojeneda seal jääkülmas lennukis, mida polnud vist, ma ei tea, 2 aastat tööle pandudki. Ja siis see oli nagu reaalselt seest jumala jääs. Ja siis külmetasime seal ja nagu ülikaua ja mitte midagi ei toimu. Lõpuks hakkas, enam-vähem hakkas isegi soe juba. Aga siis teavitati, et see lennuk on katki tegelikult. Et me peame lennukit vahetama. Või 2 tundi me istusime seal. Tegid restarti, proovisid teha lennukile. Pärast tuligi mingid. Ja me proovisime seda välja lülitada, sisse lülitada, aga see ei toiminud. Et resas ei toiminud. Me tellime teile uue lennuki põhimõtteliselt. Me pidime minema õue, külma bussi. Ja, tõesti sama jääkülma bussi, mida on samamoodi 2 aastat kunagi kasutatud. Ja sõitma sellega uude lennukisse. Mis üllatus, oli täpselt sama fucking külm. Kui eelmine, mis oli just soeks. Ja nüüd jõuame siin tagasi üle-eelmise episoodini, kus ma olin täiesti surnud, sest ma olin haige. Jah, see oli sellest otsas. Kes me olime veel enne saanud ka külma. Ma räägin, mul oli 2 päeva enne saamine, et mul ei hakanud kiivist kordagi soe. Mul oli igal pool külm. Jah, see oli, ma mäletan siis, kui me olime sellest Top Secretis või selles. Siis me käisime veel välireisil, kus oli ka tuul ja asjad. Kui me käime Stonehenge'il oli kõige suurem. Meil oli see on crazy, sest me ei ole kunagi Stonehenge'il käinud. Sinu jaoks on mõttes. See on üks teine episood, me ei taha kõik ära raisata. See oli ilus. Aga ma võin ka rääkida enda laevatraumast. Et ma noorena hästi palju sõitsin laevaga, sellepärast, et mu siis tädimees on Tallinkis kapten, kes me saime väga tihti ka tasuta sõita tema pärast. Ma mõtlen, et sind jäeti kogu aeg millegi pärast. Ma olen küll tööl, aga tule siis laevale nagu ka. Ei, aga me saime hästi tihti siis käia Soomes ja Rootsis ja nii edasi. Et vahel, kes oli kaugemal, kuskil Rotterdamis ja nii edasi. Aga see konkreetne kord siis läksime Rootsi ja muidu siis inimesed pidid kõik laeva pealt maha minema. Aga kuna me teadsime kaptenit, siis ta oli nagu tomus, et see laev jääb ööseks siia sadamasse niikuinii, et te võite siin nagu ööbida, et homne päev on siis jälle Stockholmis ja siis alles õhtul läheb laev välja. Ja me nagu, et ülilahe, me saame lihtsalt emaga 2 olla lihtsalt mingis tühjas laevas ja siis ei mõelnud selle peale rohkem. Ja siis läheme ilusti magama ja kõik on hästi ja siis järsku megasignaal nagu mingi tuuk. Oh my god. Ja me oleme nagu, et fuck, kas see on see laev? Ja me oleme emaga mõlemad mingi, et ma ei tea, mida teha, vaata. Nagu, et ei tea, kuhu minnagi, et see on nagu nii mingi massive suur see raamilaev. Kas see oli öösel siis või? See oli keset öösel, nagu mingi, ma arvan, et 2-3 ajal öösel. Ja täiesti une pealt ärkad üles, nagu sa oled nagu, et mis toimub, nagu, et me... Sama hulgu, vnemanje, see luudi, sa oled nagu faar. Ja siis me oleme seal ja me nagu, et türa, nagu keegi isegi ei tea, et me oleme siin laeva peal, nagu peale Andres ja Andres ise läks kuhugi mujale, kes on siis see kapten, eks ja nagu, et nad ei teagi, et me oleme siin, et äkki see laev läheb põhja, vaata. Vähemalt me oleme sadamas, et vähe on ujuda, vaata. Vaatad aknast välja. Kariibi mere saaret, kaua ma magas. Anyway, siis jah, korraks lõppes see signaal ära, me oleme ikka nagu, et no see ei saanud niisama ka olla, vaata. Me paneme endale mingid hommikumanti selga, siis nagu ikkagi jookseme välja nagu täitsa, et nagu see on ju laarus, et midagi pidi toimuma. Hullult jookseme mööda seda suurt laeva, seal on keskel see nagu promenad ja kõik asjad täiesti tühi, ühtegi inimest ei ole. Me oleme nagu kuuelt see lähe, kõik nagu exit, need asjad on täiesti kinni pandud, sest et laev on lihtsalt sadamas, vaata, me ainsad inimesed seal peal. Oh my god.
fuck, nagu, mida me teeme, me ei saa siit välja ka. No enda peas me mõtlesime, see on full Titanic, see kohe läheb põhja. See on mõte laeva peal. Me lihtsalt nagu see suur laev. Mitte let me in, but let me out. Aga siis ema oli ka suures paanikas. Ei, me siis lähme, jookseme tekile, vaata. Jooksime tekile. Seal oli õnneks uks lahti. Ja siis kogu laeva meeskond oli seal teki peal. Nee. Ja meie hommikumantides. See oli õppus. Seal tuli see nagu mingi pealik vastu, eks ju. Ta ei nagu ütlema seda, kes teie olete. Ma mingid, no ma ei tea, see kapten Andres lubas min olla siis. Olen nagu kõjatad see, mida ta samast teiks. Ja siis ma mingi, et kas me oleme põhja? Ja siis ta nagu, et ai, me olime õppuse. Aga ma arvasin, et teile anti ka teada. Nad teadsid küll, et me oleme seal kuskil ruumis, aga neile see teame. Eks siis kõik need madrused selle järjest mingi seisavad niimoodi. Ja meie oleme joomikumad, ega me põhja ei lähe. Ja siis ta oli nagu, et te võite tagasi enda kajutisse minna, et kõik on okei. Te oleks võinud olla õppustel nagu need näitlejad, vaata, asjad on reaalseks enda madruste jaoks. Juba hüppad üle paarist, mida sa teed? Aga see tähendab, et te oleks ellu jäänud. Te oleks ellu jäänud tegelikult, te olete õppus kohtade õigesti kohtale. Ei no reaalselt, aga kujuta ette, vennad ongi paanikas juba need vestid seljas ja ääre peas, ma lähen. Ema lõikab oma tütrele just nagu kõri läbi. See on parem kui me märghaud. Ma räägin neile sinust, see on nagu õppus. Grete, lähme tuppa tagasi. Aga siis järgmine hommik oli ka, me olime kõttamas, et küsisime siis Andresi käest, et noh, et kuulsid ka midagi. What's the latest on? Siis ta oli nagu, et jah, et ta tegi hommikul sinna. Kõik rääkisid talle, et mingi 2 naist hommikuvat laeva teki peal eksinud ja paanikas. Aga siis jah, legendaarne Tallinkis. Nad siiamaani räägivad. Aga nad räägivad, teate mis või? See laev kummitab. Öösel, kui kedagi teist ei ole, 2 naisfiguuri kõnnivad voolavates kleitides ja karju, noh, hommikumantlid, aga see on detailid. Leht ja hommikumantel lehvis enda taga ja oli ainult kuulda ühte asja. Me upume! Nii et jaa, olge ettevaatlikud. Ja, don't let them disturb you. Mis me siit õpime, kui laevas käib, signaal ei ole mõtet välja minna, see on õppus. Välja arvatud, kui mina olen see laevas. Kohe tuleb see, et teada, et kas Kadla oli varmand laeva peal. Vaata Tallinkis käib see väike tururu muusika, just saab teada, kui sa juba seda väikest tururut kuuled, jookse. Kui Karl on seal, jookse. Sa läheb päriselt. Arvulised matkustajad, pers. Kui muideks lihtsalt hästi väike laevafakt siia, ma olen käinud kunagi ühe korra Soomes Tallinki laeva korstand värvimas. What? Kuidas sa niimoodi rääkisid? Kes sul lubas? Mul kunagi see sõbra isa kas see on metafoor? Igatahes ta isa nagu kutsus mind tööle kaasa. Ehk siis käisime korstna värvi, jah? Ja laeva korstand, ja. Okay. Ja siis me olime seal nagu üleval korstande vahel, seal hästi äge oli, see tõues oli mega külm ja seal 2 korstna vahel oli asuva. Ja siis ma nagu valvasin talle, kuidas ta sealt üle ääre läks ja värvis ja ma pole kindel, mida ma tegin. Ma olin seal ühe korra. Ma pidin midagi valvama, aga mida ma ei tea. Korstend ära ei varast. Ilmselt teda, sest tema nagu nööriga vaata sealt niimoodi läks. Sina oled vaata, kas ta ütles sulle ütles valvas, et vaata, et ment ei tule. Kas te käisite värvimas või vaske varastamas? Kumb see oli praegu? Meil anti kajut, nii ma eeldan, et värvimas. Ja pärast oli see, et ma tean, et see kott on raske, aga palun tee. Ja kui ei küsib, sa ei ole seda koti sisu varem näinud. See on veidi read see öösel. Miks me pidime salaja kõndima? Aga mul tõi see ka meelde, kuidas kui ma noorem olin, ma käisin enda onuga kalal, peaaegu iga pühapäev. Ja tal oli see oma süke väike paat, mootorpaat, kus me siis püüdsime kala. Ja siis minu töö üldiselt oli see, et ta nagu sõitis sadamast välja, ma olin juba siis mingi 12-13 ja siis ta oli nagu, et sina juhid edasi. Ja siis
kuna ma seda nii palju teinud, siis mul oli juba nagu täiesti nagu suva ja väga ei süvenenud ja lugesin pigem enda raamatuid. Ja siis korra oli ka siuke hommik, alati pidi ülivara hommikul minema, eks ju, mingi 4 hommikul mingi päike alles tõusis, kui me läksime mere poole ja nagu nii edasi. Siis udune, midagi väga ei näe. Ja oleme keset vett seal. Ja see just Pärnu siis rannast väljapoole. Ja ma ei tea, tema tegeles enda mingite õngede ja kaladega seal ja mina olin siis nii-öelda valves. Mis tähendas minu puhul seda, et ma olin nagu, vaatame ringi. Ja siis ma seal seisin niimoodi, kui järsku teiega tuud! Ja siis udu sees ilmus mega suur laev, kes oli täpselt meie kõrval. Ja arvates nemad ei olnud neid näinud ja mina ilmselgelt ei olnud neid näinud, kuni selle hetkeni, kus ma olin nagu suur sein lihtsalt kõrval. Oh shit! Ja siis ma ilmselgelt panin kohe kõik mootorid tööle ja nii kiiresti eest ära kui saab. Aga ja siis see oli ka see päev, kus ma avastasin, et laeva pasunud on nagu räme kõvasti. Et see ei olnud nagu nagu tuud, vaid see oli nagu siuke, et nagu kõik mu sees vees. Ma olin nagu aga jah. Sa märkasid seda? See on samal ajal nagu onu seal kõrval. Aga jah. Kurat, kala läks ära. Aga õnneks me saime eest ära. Aga nagu õudne. Sandril oli, kui sul on üks pitt selle kohta, kus nad peaaegu oleks jäänud Amsterdamis. Sarnane see, et nad rentisid, seal oli, me käisime, nad näitasid mulle ka seda, kas see oli Amsterdam, see oli Taanis, see oli Kopenhaagenis. Ja Kopenhaagenis käib, sul on see jõgi ja seal käib tegelikult suur see praam on nagu, käib kogu aeg nagu see transport. Aga kõrval on lihtsalt rendipaat endale. Väike paat rendi, suvaliselt võtta. 0 dokumenti, mitte midagi küsita. Annad need Taani kroonid üle, nad annavad sulle aerud mootori ja mine 2 tunni pärast tagasi. Ja siis sa lähed otse välja sinna, kus on nagu nende praamide tee, see suur veetee, keerad sinna sisse ja siis nad olid ka nagu keerasid põhimõtteliselt otse praamidele ette ja seal oli nagu, oligi, et tuut, keegi enam edasi ei saanud täielik, tegid nagu selle ristmikule selle katastroofi või selle katastroof on ka õige, nad oleks peaaegu, hommik oli, aga nad oleks peaaegu sinna praami alla jäänud, sest see oli ikka väikene, niisugune paadikene, super siikät põhimõtteliselt. Et see oli asjukene huvitav, siis näitasid mulle, ma nägin neid paate, ma mõtlesin, kui see nagu väikene sellega, see suur paneb selle sisse, sulle ei jää midagi järgi, nagu pilpad ja pasteed. Okay. See oli nii haige tunne, sest et see laev mu kõrval oli nii suur. Et see, ma lihtsalt vaatasin üles ja ma mingi, et kus see tuli? Lihtsalt sein kõrval. Et see oli nagu haige. Napikas vähesena. Väga õudne. Aga äratas üles, muidu hommikul on siuke uimane. Adri tegi mulle, andis mulle ühe pilgu just. Jah, teeme viimase ära. Mul juba kohe, et see vestlus sai just naturaalse lõpuni. Ma üldse ei taha. Mul isegi nagu põnev. Mida vittu? Mul nagu lõpuks ei valuta suu. Ma arvan, et see on fine. Mida ma teen? Sa mõtled, et kas see nuudlid on ju sama selle kastmega, eks ju? Ei ole. Mitte need. Ei ole. Ei ole või? Firma on sama, kaste on teine ikka. See on see Volcano oma. See on sama see, millega ma... See on nagu hea lõhnaga, ma ei tea. See juba panid peale. Ja saab kastet võtta. Muidu öelda, mingi väikse otsa peale. Jah. Ma ütlesin kohe peale. Et mis ma sõin need ühed, see oli jah see sama värv ja sama see. Et oli nagu lihtsalt rumalalt liiga selline, kus maitset ei olnud tunda. Aga võib-olla see oli... Hea lõhnaga. Jaa, lõhn on päris hea. Me pidime rääkima ka, mis on üldse ju. See on hea. See on siis... See on fake, see on see Buldaki. Jaa, mitte midagi päris siin ei ole, kõik on fake, nagu Karl ütles. Ja lihtsalt Buldaki hot chicken flavor sauce. Ma võin teil lugeda, mis see jaa, Karlil tuleb hästi välja. Siin on hoiatus. Tõeliselt vürtsin elamus. Lisa burgerile, burritole, kanale, pelmeenidele, kartulitele, nachodele, uudetele. Pitsale, koostisosad on. See ei ole. Koostisosad on vesi, siis on kunstlik kana maitsaine pulber, sisaldab noja sisusellerit, maisisiirup, mis on siis see, miks Ameerika paks on, põhimõtteliselt, kunstlik kana maitsaine, sisaldab sojanisu, sojakaste, sisaldab nisu, sojaõli,
sibul, küüslauk, tšilli ekstrakt, paprika ekstrakt, rohelised ja maitseline õli ja ongi. Siis valmistatud tehases, mis töötleb teravilja, koorikloomi, mune, kala, piima, muljuskid, sinepi, pähkleid, maapähklid, seesami, kõike. Kõik alergeenid ühesõnaga. Raputa enne kasutamist korralikult ning säilitada pärast avamist külmkapis. Raputasid küll. Ja raputasin. Ma nägin su. Ma ei tea, miks mu nägu läks. Natuke kade ise ei saa. Hindasin mu tööd ka. Aga jah, see on fake, sest see tšilli ekstrakt ma pakun see, mis annab talle selle teravust. See on nagu rõpsude lõhn nagu. Aga samas tšilli nagu iseenesest, kui sa võrdle nüüd nende, ma ei tea, riiperite asjadega ei tohiks olla. Ekstrakt, sa võtad nagu selle puhta, nagu selle kapsaitsiini või mis see oli. Ma proovime. Cheers siis. Fine. See on lihtsalt makuskaste. Huttan ka natukene, aga see Carolina Reaper oli palju hullem. Palju hullem. Ei ole see, jah. Natuke afterit on, aga... Hea meelega double tipin. See lööb mulle kuskile keele alla. Mul ei löö kuhugi nagu. Ma ütlen, see on kõige parem. Eelmine va? See. Ei. Maitse poolest on see. Chipo, jah. Aga see ei ole tõesti nii terav. Ta on terav selles suhtes, don't get me wrong. Aga ta ei ole nagu võrreldes selle eelmisega. Kus see oli? Ma teen seda tagasi. Ma ütleks, et see oli mu jaoks teravam. See ei olnud nii hull. See on lihtsalt mul jätkuvalt meeles kui halb. Sa panen nullitisse? No pane nüüd isu kõik. Ma olen nii harinud klaaspudelitega juba, et ma ei mõelnud, mu aju ei saa pannud seda pigista. Ma ei ainult lahkuda. Aga siia võin mina ka double tippida. Ma kartsin nagu nii palju hullemat praegu. On ikka see õige ma? Ma siin kogemata riiperisse ei kastaks. Full trauma sellest. Wow. See on ikka magus kaste. Jah. Ütleks, et 3,5. Ma teen selle nuudlise teist ära ja siis ma ütlen teile, mis ma arvan. Pani korralikult või? Panin küll, sa näed, vaata, see glistenib. Teise ampsuga oli see. Ta ei ole see õige, vaata. Ma ei tea, mis ma võtan siit üldse praegu. Nothing. Jah? Pärast tuleb midagi. Ta tuleb see mõru. Täpselt on see ka mõru tam rohkem. Nagu mõru võrn teravus. Okei. Teismoodi, jah. Okei, pildib natukene kurju. Ei, aga see on mõru lihtsalt. Ei, ta ei ole teravust, ta tuleb mõrudust. Jah. Kas äkki see ongi see fake? See fake? Oot. See on see pulk, mille ma panin selle Carolina Reaperisse. See ei ole hullu midagi ju. Mul tuli just meelde, ma olin nagu, no. Let's not do that. Oh no. Ta oli, jah, ma võtan pigem sellest, et see mõru saab maitsest nagu lahti saada. Ma tahan ka proovida. Võta pulgar sellest välja. Jah. Läns. Ma ei saa aru, mis mõrudest te räägite. Nii magus kaste. Mulle tuleb, mingisugune asi lööb nagu lõpp pärast mõrudat. Okei, natukene võib-olla Aftertaste on niisugune mõruda. Okei, see niimoodi oli. Ma räägin, see on nagu, mul ei maitse. Okei, ja see lõppune mõru tõesti. Bitter. See on see rõve teravus ju. Ma räägin, see on see fake, jah. See ei ole nagu nii terav, see on halb. Ta ei põle. Käige te putsi. Sul põleb või? Jaa. Ja nagu rõvedalt ja mõrudalt kurgus ju. Jah. Ma panin veits rohkem ja segasin ära, siis ta on nagu... Siis ta annab veits, seda on tunda, aga ta ei ole see. Isu kõrva. Isu kõrva. See tuli palju ja samas ma olen huutel ka. Aga ma ei tea, see vist on võite ikkagi. Kindlalt ja Reaper on see. Reaper Extreme.
No nii, ja mis meil karistusvõit on või või auhind karistus või auhind või karistusvõit. Muuseas, natukene tuleb isegi ila, mida rohkem, aga see võib ka lihtsalt kehviri mõju mul kuidagi olla. See on lihtsalt truly, sul on probleem sellega. Jah. Võib-olla selles, et ma jõin pärast seda Karoliinat ja nüüd mul võtsin sellest samast nagu. Aga enamasti, mis ma olen sellest õppinud, on see, et kõik need asjad, mis on hullult nagu mingi nii hot ja nii chilline ja kõik asjad, siis ei ole tegelikult üldse nii hull. Sa mõtled, mida sa nende kastmetega pärast teed. Aga mulle tunne, et sa saad neid isegi kasutada. Ma mõtlen ka, et ma saan neid lihtsalt toidu sisse panna nagu. Et see ei ole, et see... Neid ma ei söö. Aga tegelikult nagu... Karlile maitsesid neid lihtsalt, et võiku vahel oleks neis. Tead, ma kahetseksin, ma arvan, neid võikusid. Miks? Teravuse mõttes. Tead, mis ma teha võin või? Ma võin neid magusaid nuudlid peale süüa, ilma et ma suu poleks. Aga ma mõtlen, sa võid panna sellele peale. No miks ma peaks ära rikkuma hea asja? Tahad sa seda head kastet nuudlid peale? Ma tahaks mitte teravat asja praegult. Ma ootan juba see kohukest. Ma toon nagu. Või teeme enne saate lõppu ära. Ma arvan, et lõpetame ära siis. Teeme ära, jah. Ühesõnaga, väga põnev oli. Väga põnev oli, aitäh, et mind kaasasite sellesse asja. Natuke kahju, keegi ei sitnud ennast täis, ei nutnud väga palju. Aga ma ikkagi mõtlen, et ma tellin need hot onesi, need päris pudeid ära. Splitime three-way ja teeme seda. Tavai, teeme seda. Ma nii nagu tahan lihtsalt proovida, kas see tegelikult on ka hullem. Ei, ma arvan, et sa jõuad mingi pooleni kenasti. Aga sa ütlesid ka, et see Carolina Reaper on ju nagu tegelikult kõige siis tugevam see, et nagu, et need teised ei saa siis olla ju hullemad. See oli püree, on ju? Püree, sa saad nagu, see ongi see, et osad hot sauce'id, ma tean, mis on see, üks nendest, mis nad hot ones kasutavad, see mingi nuclear blast umbes või mis. See on nagu mingi fake asja. Sa saad teha seda, jah, et sa saad nagu veits seda ekstrakti, mis on potentsem kui lihtsalt see naturaalne, sa saad nagu seda juurde sinna lisada, et seda teravust olla. Ja maitsestustega sa saad erinevaid pipraid teha ja nendel hot onesil minu meelest on vist last tab, mis on vist Pepper X'ist võimalik. Neil on, sest neil on selle farmiga, mis see Pepper X'i teeb, on nagu selle, ma korra lihtsalt vaatan, nagu proovisin ka kaasata vestlust, ja siis saan aru, et sa vist, sul on oma asi käimas praegu. Et neil, seal võib olla, aga ma ei ole ka kindel, ma ei ole nii caught up sellega, mis neil seal toimub. Jah. Aga aitäh teile. Aitäh. Ja selline oligi siis teil hullutajad, ma ei tea, mis te siia panete. Kuum episood. Veidralt jahe. Hot special või ma ei tea. Specially hot. Ma ütleks, et ta oli... Ta oli jaloka. Pettumus on vale sõna. Aga ma ootasin küllegi rohkem, et... Üllatavalt jahedam. Selline surprisingly cool. No jaa, kui ma alustasin, siis ma vaatasin, et issand. Kuidas me üldse lõpetame selle? Te olite nagu... Me päris esimesel. Pisarate eel. Siin vaatasite. No tõsiselt mures. Ja mul oli alguses, kui teil halb hakkab, siis enam ei tee. Emosse. Juustu pole sees. Ei ole. Peaks olema juustu kui täidetud. Natukene ümber on vist vaata väliskihi. See on see tainas. Mul on tunne, et seal on nagu viil pandud või juustu viil ümber lihtsalt. Okei, jah. Aga? Aitäh. Aitäh. Oli tore. Mina olin Karlari Varma. See oli Adrik ja see oli Grete. Gretel on suu täis. Jep. Bye. Bye. Te lulu.